Meil on tundub aafikas. Mikrofon on siin. Tere õhtust, kallid teadushuvilised. Väga tore on teid näha siin kohal Stockholmi Eesti majas ja ka, et meil on Zoomis palju huvilisi. On ju väga, võiks öelda isegi nagu kriitiline teema, mis räägib energiakriisist. Ja võib-olla ka natuke sellest, et kuidas tuumaenergia võib olla sellele lahendus. Ja sellest on meil külas rääkima tulnud Martti Jeltsov, kes on meie seltsi oma liige. Ja praegu töötad jällad sa Eestis, KBFis ja ka Fermi Energia ettevõttes. Aga nüüd sa oled bakalaureuse lõpetanud Tartus füüsikaalal ja magistri ja doktorantuuri mõlemad teinud siin KTH-s tuumaenergeetikaalal. Väga tore, väga põnev, et väga asjatundja inimene. Ma lasen sind kohe siia. Me saame näha. Aitäh. Tervist kõigile. Ma üritan, hetkel näete Zoomis ka minu nägu veidi suuremat, aga see ei ole tänane päevateema. Ehk siis ma panen selle, tegime screeniga. Share. Ja juba tuligi. Sealt poolt kinnitate, et näete, no ma usun, et näete enne nägite, et üritan nägema. Tervist, jah, taaskord, et väga meeldiv on siin Stockholmis tagasi olla. 1,5 tundi hilinenud lend ja suks ma kohal olingi. Hilines kauem, kui ta päriselt lendas, nagu ikka need Stockholmi lennud on lühikesed. Aga jah, minu nimi on siis Martti Jeltsov ja nagu juba tutvustuseks öeldud, ma olen Eestist pärit, Eestis õppinud, nagu ma ütlen, et Eestis koolitati mind füüsikuks ja Rootsis tuumaenergeetikuks. Et see füüsika on selline asi, mis on nagu igale teadusarvule hea alustala, et kui noored ka tänapäeval küsivad, mida õppima minna, siis ma eriti 2 korda ei mõtle, et see on lihtsalt mingi füüsika. Üldiselt mul ei ole aega nagu rohkem mõelda, mis valdkondi veel on, et ma soovitan ikka seda, mida ma ise õppisin ja kahetsenud ei ole. Ja Stockholmi ma siis sattusin 2009. aastal tänu sellele, et füüsika õpingute järel ma hakkasin mõtlema, et mis ma teen siis, kui ma füüsikuks saan, et kas ma lähen prillipoodi neid läätsesid poleerima või mis ka tundus tegelikult väga põnev nagu valdkond. Aga kuskilt tulid ühised tuttavad välja Rootsi tuumateadlastega ja siis nemad mind nagu kontakti panidki siin, mul oli mõned valikud Soome, Rootsi, Prantsusmaa, USA, aga Rootsi tundus nagu väga mugav valik, et teate isegi, et Eesti on lähedal ja ei ole üldse teistsugune ka, nii et kultuurishokki ei saa, kui Stockholmi tulla ja lausa niimoodi, et ma siis 2009, kui tulin 2020 aastatega, ma ei ole veel väga sina peal, mul on meelest ära 2020 vist läksin, 11 aastat hiljem läksin Eestisse tagasi ja see miks siis ongi seotud, osad perega, osad tuumaenergeetikaga ja mitmed kokkulangevused, võimalused, mis tekkisid samal ajal ja vajadused pere poolt või soovid, mitte otseselt vajadused, et läksime tagasi. Jah, Rootsis ma sain siis tuumaenergeetika magistrikraadi ja doktorikraadi ja tegelikult pärast seda, kui ma doktorikraadi sain, mul oli sellest tuumaenergeetikast natuke isegi villand. Õigemini tänasest tuumatööstusest. Kõik tuumajaamad, mis meil siin Rootsis on ja Soomes ja Euroopas, kõik töötasid rahulikult, midagi sellist uudset seal ei olnud, kõik olid ehitatud keskmiselt 30 aastat tagasi, mõned varem, mõned hiljem. Ja inimesi sinna väga nagu uusi ei läinud, vanu välja ei tulnud, et hea stabiilne töökoht on see tuumaenergeetika valdkond ja tuumasektor. Ja siis mõned uued projektid, mis olid eelkõige Soomes, ehitati sellist tuumajaama nagu Olkiluoto tuumajaama 3. reaktorit. Mega projekt. Aastal 2005 hakati seda vist ehitama ja planeerima ehitama ja 2009 pidi ta käima minema ja 2022 nüüd täna siin käivitub hooga. Tegelikult eelmise nädala vist või üle-eelmise nädal saavutas nüüd lõpuks täisvõimsuse ja ütleme nii, et parem hilja kui mitte midagi, aga see on ikka väga õigel ajal, kui see reaktor nüüd tööle hakkas, meie regioonis hakkas väga suures mahus energiat tootma. Ja aga igal juhul projektid, ikkagi 10 aastat üle aja ja natuke üle eelarve, et ei ole tegelikult omased ainult tuumaenergeetikal, et suured sillad,
väiksemas mastaabis samamoodi suured komplekssed kaubanduskeskused, tunneliprojektid siin Stockholmis ju ehitatakse ka väga palju asju. Need ei käigi nipsust üle öö ja üldjuhul on väga harv nähtus, kui üldse, et ükski neist on täpselt õiges eelarves ja ajaraamis tehtud, nii nagu algselt planeeriti. Aga suurte projektidega ongi see, et kui me hakkame kohe väga konservatiivselt pihta, et see võtabki 20 aastat aega ja siis ei ole võimalik seda ei rahastada ega inimesi sinna leida, et tuleb natuke nii-öelda üle müüa teinekord ja eks väga paljudes projektides, mitte ainult üle müüa, aga tegelikult ollakse optimistlikumad ja siis tuleb reaalelu sekkub ja teeb omad korrektuurid. Kui väga hästi planeerida töid, teeb elu väiksemaid korrektuure, kui natuke kehvemini planeerida ja tööd on mahukamad, siis elu teeb ilmselt suuremaid korrektuure. Et siis etteruttavalt võin öelda, et ka tuumatööstus on sellest õppinud ja liigub pigem väiksemate hoomavate projektide suunas kui need suured megaprojektid või gigaprojektid, ütleme nii. Aga täna ma siis, mul paluti rääkida energeetikast ja siin 2022 aasta oktoobris on see energeetika on tõesti kuum teema, kus siin alustada, et kus need põhjused kõik on, aga proovime. Kuidas ma saan seda slaidi vahetada nüüd? Ma mõtlesin, et palavik energeetikasektoris oleks selline võib-olla nagu hea nagu kirjeldus probleemile, et meil on mingi probleem on siin süsteemis ja nagu organismiski, siis palavik on see, millest see väljendub ja omakorda energeetikasüsteemis ma üritan nagu näidata, kus see palavik siis väljendub. Ja natuke põgusalt räägin nagu olukorrast Euroopas ja siis keskendun eelkõige Eestile ja keskendun tegelikult päris enamus osa ettekandest tegelikult ikkagi Eestile või vähemalt teise pool osa ettekandest Eestile ja tuumaenergia rollist, võimalikust rollist tuleviku Eestis. Et lühidalt nii ongi ja endast, nagu ma ütlesin, et Eestist käisin reaalgümnaasiumis, seal oli füüsika, Tartu Ülikoolist oli ka füüsika, edasi tuumaenergeetika ja siis et kui mul tuumatööstus väga ei meeldinud, siis ma tegelikult läksin Vattenfalli Rootsi sellise riigi omandis olevasse energeetikaettevõttesse, ilmselt kõik te teate Vattenfalli ja töötasin seal hoopis elektriturgude osakonnas analüütikuna, ehk siis ma nägin, mis erinevate tootjate elekter maksab, mis on tema väärtus, kui lihtne või kerge on teda turustada, et seda siseelu seal selle kaubanduse poole peal ka, et olles seal analüütikuna tööl, siis sai päris hea kogemuse, paar aastat ma seal töötasin ja siis ma võingi öelda, et mul on nagu mitu aastat füüsiku, ligi 10 aastat tuumaenergeetiku ja see kogemust ja see nüüd jätkub ja siis on mitu aastat ka veel kaubanduse kogemust, et pilt oli päris selge silme ees, mis toimib ja kuidas. Ja vahepeal, kuna ma doktorantuuri ajal ma asutasin ka ettevõtte nimega Estloo, mis tegeleb arvutisimulatsioonidega, et me võtame kõik füüsikalised protsessid ja mudeldame neid. Tänapäeval ei ole mõttekas iga asja katsetada, et teeme ühe jalgrattakiivri näiteks füüsilise prototüübi ja siis paneme ta tuuletunnelisse ja mõõdame, kui suured on takistused ja kuidas ta pead jahutab ja kuidas ta ka puruneb. Seda on kõik võimalik teha arvutis kümnete tuhandete erinevate variatsioonidega sellest kiivrist ja võib-olla 2 tunni jooksul. Et seda nagu tänapäeva tööstus kasutab väga palju, et mis siin on tetrapakk näiteks, kes teeb mahlapakke, teete valata mahlapakke, kui mul on apelsini mahla, eks ju, et siis see tila on ka disainitud arvutisimulatsioonidega, et ta minimaalselt tagasi loksuks või üle ajaks selle ajal, kui valata või tolmuimejad, need on kõik arvutitega tänapäeval tuunitud paika läbi simuleeritud, et oleks võimalikult optimaalne, madalad energiakulud ja nii edasi. Nii, mis chatis tuleb üks küsimus, proovib kohe saada. Nimi tuli lihtsalt vist. Nii, teame, et töötame. Igal juhul selle arvutisimulatsioonidega, mis Eestis tegelesime, näiteks Auvere elektrijaam, mida võib-olla kuulnud Eestis ehitati siin 2010. aastatel ja seal oli probleem, protsess oli natuke ebastabiilne, hästi kompleksne protsess, et on sisuliselt suur katel, kus põlevkivi keerleb ja põleb nii-öelda tolmu näol. Ja see juga oli seal natuke ebastabiilne, siiamaani natuke kapriisne see seade, aga sinna sisse ei saa eriti vaadata, see kätt panna, see mõõteseadmed panna, et kõik hävivad üleüldse sellistesse keerulistesse kohtadesse, siis on teine koht, mida tuleb simuleerida, mida sa ei saagi hästi mõõta, siis arvutiga on võimalik ikkagi simuleerida. Jätkuvalt tuleb mingi chatis.
kõik tervitavad, jah? Tervitan vastu. Kui ma selle eest ära saaksid, siis ma saaks selle rohkem jagada pilti. Ei. Nii, panen ta nurka. Nii. Ja selle sikutama seepärast. Nii, et arvutas mulle samamoodi. Ja Eestisse tagasi minnes ma ei olnud, ma läksin põhjus oli Fermi Energia, see Eesti tuumaenergeetika ettevõte, aga osalt ka mitte akadeemiast ja teaduse poole täielikult ära minna, siis KBFI võttis mu väga meelsasti vastu keemilise ja bioloogilise füüsika instituut, kunagi kutsuti ka Lippmaa instituut, et siuke natuke keeruline nimi, aga tegeleme siis selle kõigega, keemia, bioloogia, füüsika. Ja seal me asutasin tuumateaduse ja tehnoloogia töörühma juhid. See on selline koht, kus siis saab teha uurimustööd, küsida küsimusi, mida tööstuses ei ole aega küsida, mida ei ole aega uurida ja koolitada ka järeltulevat põlvkonda. Ja mõned, näete isegi, et mõned töövälised tegevused samamoodi. Masinatööstuse liit, kus ma olin nõukogus Rootsi tuumaenergia seltsis, samamoodi tegelikult siin peaks olema, aga nad ei ole kohal Eesti teadlaste seltsis Rootsis. Ja ma olen ka Teaduste Akadeemia energeetika komisjoni liige Eestis. Et siis neid tegevusi jagub, et isegi peaks ütlema natuke liiga palju, aga ma ei suutnud teile ei öelda, kuigi mul praegu on see periood, kus ma väga tõsiselt ütlen ei väga paljudele pakkumistele. Ja mis see probleem on? No, ma arvan, et te olete kõik seda kuulnud, ilmselt olete nõus ka, kui te kuulete. Või jah, siin ei ole midagi nõustuda, mõõte tulemused näitavad, et aja jooksul siin tööstusrevolutsiooni aegade algusest alates on meil maakeral, siis sisuliselt maakeral elu läinud oli kuumemaks. Et numbriteks see on mingi keskmisega võrdlus, aga just see viimase 50 aasta tõus on selline, mida nagu, ja selle tõusu kiirus on selline, mida nagu eriti märgatud ei ole ja seda mõõdavad siis kõik erinevad nii-öelda allikad. Et see on nagu ühtepidi probleem, et kliimasooja. Sellega me tegelesime siin viimased 20 aastat võib-olla on tegelenud, mõned inimesed juba varem alustasid selle indikeerimisega, et meil on probleem. Ja siis hakati uurima, kus see probleem tuleb ja teaduslik konsensus on need kasvuhoonegaasid. Inimtegevuse mõjul paiskame õhku kasvuhoonegaase, millest üks olulisemaid mahu poolest on just CO2. Oma efekti poolest on ka veeaur ja näiteks metaan, aga neid on vähem. Et kui me metaani paiskaks õhku, kusjuures teate isegi, et hiljuti paiskasime suures hulgas metaani õhku siin Nord Streami kaablitest, mis õhku lasti või katki tehti või nad ise purunesid, täpselt ei tea. Et see gaas on oluliselt kriitilisem ja oluliselt võimsam kasvuhoonegaas kui CO2, aga lihtsalt CO2 mahud on niivõrd suured. Ja siin on, see korreleerub tegelikult teine ajaskaala, aga see korreleerub selle temperatuuri tõusuga väga hästi. Ja kliima soojeneb, see tuleb CO2 tõttu, aga energia tarbimine, kus siis CO2 tuleb, et see ka on ainult tõusvas tempos, jätkame selle energia tarbimisega. Me üritame küll säästa, meil siin ka küünlad põlevad, aga samas ka lambid, eks ju. Ja ei tule nii hästi välja see energia tarbimise langetamine, et Euroopas koroonakriisi ajal kogu energia tarbimine siis vähenes siin suuruselt 10%. Aga see tähendas seda, et riigid jäävad, elu jääb seisma, lennukid ei lenda, autod ei lenda, inimesed istuvad kodus, tööl ei käi. Ikka, ütleme, ühiskond tundis väga valulikult seda 10% langust tarbimises ja õppis kiiresti ära mõned kuud eriolukorda ja energia tarbimine jätkas kasvu ja paneb samamoodi edasi tänagi. Ja nüüd on see, et probleem 2 ehk siis energia tarbimine, see võimendab tegelikult probleem 1 ehk siis seda kliima soojenemist inimtekkelise CO2 tõttu tänu sellele, et enamus CO2-st maailmas tegelikult on ka riigid enam-vähem, need suhted on enam-vähem samad, et kasvuhoonede gaasid, enamasti CO2, siis pärinevad peamiselt energeetikasektorist. Te võite terve oma elu pühendada jäätmete ja prügilate nii-öelda CO2 vabaks tegemisele ja ka siis ütleme maksimaalne teie panus saab olla 3% sellesse probleemi. Ja tööstuslikud protsessid ja põllumajandus ja maakasutus on samamoodi heide, kuid energeetika on see põhiline ikkagi. Eelkõige millegi energeetika, et elektri tootmine, vedelkütused, nende põletamine, see on see, kust energeetikasse CO2 jalajälg tuleb peamiselt.
hoonete kütmine hästi oluline samamoodi, et me teeme seda elektriga, siis on tal võib-olla potentsiaalselt madalam jalajälg, aga kui see elekter toodetakse millegi põletamises, siis ei ole meil seal ka seda võitu. Ehk siis me peame neid elektrit hakkama puhtamalt tootma. Ja nüüd, kui te siin, kas ma saan siin selle peal äkki ma saan siia panna laserpeeter, ja. Et elektri tootmine, siin on jah, tootmine ja tarbimine need peavad olema tasakaalus, nii palju kui me tarbida tahame, nii palju tuleb ka toota. Ja maailmas on siis 21. aasta lõpuga julgelt üle poole on siis kas õli, gaasi või söe põletamise abil on energia toodetud või elekter toodetud. Energia tarbimine, energia on siis kõik kokku, mitte ainult elekter, vaid ka näiteks autokütused. See osakaal on siis siin on veel fossiilkütuste osakaal veelgi suurem. Sama pilt on natuke siin näidatud. Põhimõtteliselt see on, nagu siit on hea meelde jätta, et maailma kogu energeetikast 1/5 on tegelikult 20% on ainult elekter. Ja siin andmeid vaadata, siis 60% elektrist, üle poole elektrist tuleb fossiilsetest allikatest. Kui me kogu energeetikat vaatame, siis peaaegu kõik sisuliselt on tegelikult ikkagi fossiilsetest allikatest. See probleem ei ole meil selline väga naljaprobleem, et kui me tahame sellest lahti saada. Ja kõige suurem roll on loomulikult söel ja sellele järgneb gaas ja siis õli ka, et vedelkütuste näol. Elektris õli tootmise osakaal on madalam. Et nüüd siin nii Rootsis kui ka Eestis on seda õli peale mindud, kui gaasi on asendatud õliga ja Euroopa poliitika oli ka see, et kui sa toodad, sinu protsessid heidavad õhku atmosfääri CO2, siis selle eest tuleb maksta. Kõige rohkem hinda paiskas CO2 atmosfääri siis söest elektri tootmine. Järelikult sellele kaasnes kõige suurem maks ja see siis see elekter, mis sellest oli toodetud, ei olnud enam konkurentsivõimeline. Järjest hakati sulgema elektrijaamasid, söeelektrijaamasid, mis siis asendati tegelikult, kogu see maht oli ikka vaja asendada, siis tarbimises ja muutust ei olnud. Seda asendati siis gaasiga. Ja põhimõtteliselt see ongi see, et kuidas me oleme täna siia probleemi natuke jõudnud, kus me oleme, millest ma siin veel edasi kirjeldan, et kõigepealt söeelekter, mille toorainet meil on siin Euroopas olemas, Eestis näiteks põlevkivi on ka, ütleme, läheb selle söe alla. See on meil küll kodumaal olemas, aga ta on väga saastav. Nii et me vahetasime selle gaasi vastu, mis tuli täielikult Venemaalt, võib nii öelda. Peaaegu täielikult Venemaalt. Mõni riik umpas siin enda maardlatest ka välja, Saksamaa, Holland ja Lõuna-Euroopa riigid said ka Afrikast, aga üldiselt jah, Venemaa lõa otsa me sattusime sellega. Ja nüüd, kui need söejaamad on suletud, mõnes kohas teatud põhjustel ka tuumajaamad on suletud, siis me olemegi selles olukorras, et meil on kõvasti gaasi. Kui nüüd vaatame siin, seda suurt pilti veel, et kogu lugu on selles, et juhitava elektrienergia defitsiit, et nüüd, kui meil päike loojus, eks ju, täna on tuuline, aga kui poleks tuult ka, siis oleks vaja midagi käima panna. Ja see ongi see juhitav elektrienergia tootmine ja selles osas on meil defitsiit ja see on veel kasvutrendis. Nii Eestis põlevkivijaamadel on probleeme, mitte probleeme, aga ütleme, põksid selline termin oli, et põlevkivist väljumine, sellest nüüd küll viimasel aastal või isegi 2 eriti ei ole räägitud, sest et kõik saavad aru, et need tuled peavad põlema lasta põlevkivi veel olla. Aga need jaamad jäävad siiski vanaks. Siis 2025 aasta lõpus ühendab Baltikum, ehk siis meie Eesti, Läti, Leedu ühendame lahti loode Venemaa elektrivõrgust. Sealt me eriti elektrit ei saa, mõnevõrra saame, see ikkagi aitas meil Eesti, Läti, Leedu tarbimised ei ole nüüd nii suured. Venemaa elekter aitas, see, mis tuli ka läbi Soome ja teistest kanalitest Balti riikidest Venemaa elekter. Ta aitas varustuskindlusega mõnes mõttes. Aga eelkõige oli selle elektri mõju, miks me olime üldse ühendatud loode Venemaa elektrivõrguga, oli see, et elektrisagedust hoidis meie elektrisagedust hoidsid Venemaa siis suured hüdrojaamad põhimõtteliselt. See on hästi oluline, et sagedus, et kogu meie ühiskond saaks töötada, elektroonika saaks töötada, peab olema sagedus täpselt 50 Hz, seal ei tohi olla 50,01 veel võib, aga 50,1 on juba väga suur probleem. Ja selleks, et ta 50 juures püsiks, peab olema täpselt nii palju, kui on tarbimine, nii palju peab olema ka tootmine. Ja tarbimine, seda on raske kontrollida suures ühiskonnas. See ikka liigub oma radapidi, aga siis tootmist on võimalik kontrollida, kui on.
Ja nüüd meil on veel probleemil tagatipuks see päike ja tuul. Üks asi on see, et nad 1/3 ajast, see on utreeritud, mitte utreeritud, aga see on keskmine näide, et tuulikud võib-olla tõesti 1/3 ajast siin meie piirkonnas toodavad elektrit ja päikesepaneelid siin 10-12% ajast. Et sellised osakohaga töötajad nad meil on. See on üks probleem, et meil kogu aeg seda ei ole. Me ehitame küll neid tuulepäikeseparke, nad võtavad väga palju maad ressurssi ja neid kogu aeg ei ole, aga ja tagatipuks siis, kui nad on, seda me väga hästi ei tea ka. Päike on mõnevõrra ennustatav, aga pilt tuleb ette jälle muudab. Et nüüd on meil tarbimine, mis varieerub ja tootmises ka üha suurenev osa ka varieerub. Et seda balanssi saada, et 50 hertsi püsiks on suhteliselt keeruline saavutada, et see on nagu pehmelt öeldes väljakutse. Ja tagatipuks siis need söejaamad ja ka CO2-vabad tuumajaamad, neid suletakse Euroopas, siin te näete lihtsalt suuri energiakoguseid. Ütleme, Eesti tarbib aastas 8 teravatt-tundi. Meil on siin näha, et selleks ajaks, kui põlevkivijaamad välja lähevad, on 4 teravatt-tundi jälle välja minemas. Leedukatel on ka seal kokkuvõttes väga suur defitsiit. See on defitsiidi numbrid põhimõtteliselt. Et tänu sellele, et juhitavaid elektrivõimsusi suletakse. Ja siis kuskilt peab see energia tulema. Ma olen kuulnud debatte, kus on hollandlane, britt ja sakslane istuvad poliitilises debatis ja ütlevad, et mis te siis teete oma energeetika? Me ehitame tuuleparke, päikeseparke. Jah, aga kui neid ei ole, tuult ei ole, päikest ei ole, mis te siis teete? Siis me võtame, meil on head ühendused Põhjala Skandinaavia hüdroga. Ja see on see, mida tunnete teie siin veel rohkem, kui te lõuna poole elaksite, võib-olla mõni teist elab, ütleme Lõuna-Rootsis. Selles piirkonnas siin on läinud elektrihinnad tänu sellele kõrgemaks ja Lõuna-Norras samamoodi. Kuni selle punktini välja, et riiklikud elektrivõrgu haldurid ütlevad, et eriti Norras siin oli mõni aeg tagasi, et äkki talvel me siiski ei saada elektrit enam, siin ühendus ei ole, aga et ei saada enam UK-sse või Kesk-Euroopasse elektrit. Ja see on täitsa võimalik, et enda kodus tuleb esmalt olemas hoida ja siis vaadata, et enda süsteem töötab ja siis vaadata, kas on üle midagi eksportida. Kuigi Euroopa suure pildi mõttes on see nagu vastukäiv, et me peaksime olema kõik hästi solidaarsed, hästi ühendatud ja need ühendusi ei tohiks pärssida. Aga päris elu on selline, et koroona ajal me ka nägime, kuidas riigid siis ikkagi vaatasid enda kodanike poole eelkõige. Ja veel viimaseks asjaks energia tarbimine kasvab. Elektriautod tulevad, elektrifitseerimine on üks lihtsam meetod, ütleme sellest suurest kogu energeetikapildist fossiilkütustest lahti saamiseks on elektrifitseerimine, aga seda tuleb teha käest puhtalt. Elektriautod, isegi Norra õliplatvormid, nendele kõigile veetakse kaablid ja nad hakkavad tarbima tohutut energiat. Rootsi suur terase tootmine, betooni tootmine, CO2 intensiivsemad protsessid, need kõik lähevad selliste protsesside peale üle, mis on puhtamad CO2 mõttes, kui nad vajavad, see tähendab, et nad vajavad üha rohkem elektrit. Seal kasutatakse vesinikupõhiseid protsesse, aga vesinik ei ole mitte midagi muud kui üks salvesti, mitte väga tõhus salvesti, see tähendab seda, et meil on vaja elektrit ja veel kordades rohkem elektrit võrreldes tänase olukorraga. Nii et peast tasub ainult kinni hoida ja mõelda, kuidas me oleme jõudnud siia. Ja see temperatuur või see palavik väljendubki elektri hinnas. Et kui olukord organismis on mingi probleem, kauplejad, turud näevad, et meil ei ole elektrit tulemas võib-olla või me peame panema neid kõige kallimaid ühikuid tööle, et siis nad kauplevadki selliste hindadega, et see elekter läheb järjest kallimaks. Et siin on näha Eestis elektrituru hind eelmise aasta, 21 aasta jaanuarist. Me olime siin 340 juures tegelikult aastast 2010 sisuliselt elektrihinnad ja see ongi üks suur osa nagu sellest põhjust. Kui me olime, kogu meie piirkonnas siin oli 30-40 eurot megavatt-tunnist olid elektrihinnad 10 aastat. Ja see tingiski selle, et turule pääsesid ainult need, sellise hinnaga oli nii-öelda rentaabel toimida ainult sellistel tootjatel, kes said kas toetust, et vahet ei ole, mis on elektrihind, nendele maksti ikkagi toetust ja nemad elasid ära, või B, need, kellel olid tõesti madalad tootmishinnad nagu sööb ja põlevkivi elektrijaamad, kui neil ei olnud CO2 tasusid, siis nad olid väga odavad. Ja tuumajaamad, mis olid ka sellised 70 aastased, kes olid oma kapitalikulud juba ära kandnud ja neil oli ainult tuumakütuse kulu. Ja tuumakütus ei maksa peaaegu mitte midagi. Et neil oli tööjõukulud ja lihtsalt ettevõtte ülevalhoidmise kulud. Et
ehk siis selliste hinnatasemete juures, nagu meil 10 aastat oli, kui sa oled investor, mõtled, et ma teen ühe elektrijaama, siis ainuke asi, mis sa said teha, oli ehitada midagi, millel maksti toetust või siis vana tuumajaam näiteks, mis oli oma kapitalikulud maha kandnud. Aga kuidas sa ehitad uue vana tuumajaama? See on võimalik. Ehk siis ei ehitatudki midagi. Eestis näiteks peaaegu 10 aastat ei ole ühtegi tuuleparki tehtud. Nüüd seal projektid mõned käivad ja Rootsis samamoodi, et vaikselt tehakse, ja eriti nüüd viimase 2 aasta hindade tingimustes. Täna installeerivad juba ilma toetusteta endale päikesepaneele väga palju. Et kui tehakse pakkumine või riigid ostavad pakkumistega endale kas päikese või tuuleenergiat, siis need pakkumised tulevad juba nii madalad, sest et ma ütlen, et igaüks on nõus tegema pakkumise, et ma saan riik makske mulle 20 eurot toetust ja siis ma ehitan teile tuulepargi või päikesepargi. Aga see jätab mulje, et nad on siis võimelised 20 euroga megavatt-tunnist, et sellel väga madalal tasemel müüma elektrit, tootma elektrit. Aga see on tegelikult petlik pilt, sest et nad teavad, et järgmised 5 aastat turuanalüütikud teavad, et meil ei ole kuskilt näha, et elektri hind madalamaks läheb. Me oleme siin punases kõvasti, sadades me räägime hindadest. Ja kui sa tead, et 5 aastat on seal, siis ei ole vahet, palju see riik sul maksab toetust ja maksab, mis numbri ma neile ütlen, et mis mu tootmishind on. Ma saan ikka turult nii-öelda raha. Ja nüüd on võimalik investeerida. Hinnad on kõrgemad, on võimalik investeerida. Aga ma ütlen, et 30-40 eurot megavatt-tunnist ei ole jätkusuutlik elektri hind. See on tarbijale hea, meil on odav, aga tootjad ei investeeri. Ja tekibki hästi kiiresti, mõne aastaga, nagu meil praegu on, krahh. Ja teistpidi, sellised hinnad nagu 150, 200 või siin numbrid on tuhandetesse käinud, ei ole ka jätkusuutlikud, sest tarbijad ei suuda seda ära kanda. Siis peavad riigid teiselt poolt sekkuma tarbimistoetustega. Et kus on see õiglane hind kuskil ja ma hüpotees on see kuskil 6-70 euro juures peaksid kõik nagu enam-vähem rahul olema. Ja tarbijad ei tohiks kurta, et elektri hind on liiga kallis 6-70 juures, sest see on päriselt selline hind, millega elektrit on võimalik toota ja turuhind võimaldab ka investeerida tulevikus. Ja nüüd siin Eesti konteksti vaadates, see on huvitav selline väljendus Eesti pildist, et ütleme, siin on talv üleval, siis tuleb, lähme siit vastu, talv, kevad, suvi, sügis, et näete meie tarbimist. Ja numbrid on siin, et ütleme, keskmine on 1000 megavatti, Eesti tarbib keskmiselt 1000 megavatti. Meil on installeeritud 300 megavatti tuulevõimsust, millest keskmine on 90, aga enamasti on 74 megavatti me saame. 300 paneme tuuleparki, 74 megavatti, aga meil on 1000 vaja. Ja siis me veel ei tea täpselt, millal ta tuleb ka ja siin näete tootmisgraafikut, et siin on talve osa ja samamoodi kevad ja suvi ja sügis. Et väga selline hektiline. Päikesega sama lugu või isegi? Jah. Nii. Ja päikesega sama lugu, kui vaadata aasta ringis, siis see talveperiood on siin üleval. Sel perioodil meil ei ole, et novembrist veebruarini on ikka suhteliselt kehva sellega. Et aasta kokkuvõttes 10%, 20% nad toodavad. Ja meil Eestis on huvitav number, et jaanuarikuus keskmisest on Eestis, mis te arvate, kui palju mitu tundi päikest? Jaanuarikuus, Rootsis kehtib, ma arvan, sama number, võib-olla Karlstadis on rohkem päikese pealinnaga. Aga mitu tundi? 5 tundi. Oi, pessimist. Natuke rohkem. Päikest, jah. Mitte päevas, kuus. 5 korda 30. 150. Jah, ei, tegelikult on keskmiselt Eestis on 30. Sellist päikesepaistet, nagu et ei ole pilve ees ja niimoodi. Et otsest päikesepaistet. Valgus on küll, jah, päev on ikka, aga päike on üleval kuskil, aga meil on pilved ees. Keskmiselt on siis 30 tundi. Kuus, jah. Seda vist näeb ilmateenistuse lehelt, et sellised statistikad olemas, et mõni aasta on 27 tundi kuus, mõni aasta on 35, et kui hästi. Ja siin on siis kõrvale toodud ka kui oleks tuumareaktorid, siis nemad töötaksid korralikult toimivad tuumareaktorid, nagu meil siin Põhjalas oleme harjunud, siis nemad töötavad lihtsalt terve aasta ja siis on neil planeeritud hoolduspaus. Soomlased teevad siin mõne nädalaga hoolduspausi ära, nagu nad ütlevad, need Kimi Räikköneni pitstop on see neil, et nad oskavad.
Ja kui on 2 reaktorit, siis on niimoodi, et põhimõtteliselt stabiilne aasta tootmine ja siin tuleb siis, no natuke tuleb ikkagi juhtida seda asja, et ta nüüd täpselt tarbimisega kokku läheks, aga vähemalt baasvõimsus on olemas ja väljakutse ei ole nii suur. See on nagu selline hüpoteetiline pilt. Ja siin ongi see eelmine aasta detsember kuni veebruar. Et mida me tegime oli see, et me võtsime päikeseparkide hulga ja tuuleparkide hulga, mis on Eestis olemas, ja korrutasime need siin kas vastavalt 2 või 3-ga. Ja vaatasime, kui palju need ehk siis me eeldame, et kui me ehitaks 2 korda rohkem päikeseparke, mis nüüd on tulemas ja 3 korda rohkem tuuleparke, mis võib-olla tuleb, et mis see siis olukord oleks. Siis me näeme ikkagi, et meil on siin, meil ei ole tunde, kus meil on vaja midagi asendada, vaid meil on siin päevade kaupa. Ehk siis, kui me siin loodame akude peale või hüdrosalvestite või vesiniksalvestite peale, mis võib-olla töötavad siin tunnike siia, tunnike sinna, võib-olla 5 tundi võimsamad, aga meil on ikkagi 2 nädalat, peaaegu kuu aega siin pausid, kus meil sisuliselt ei olegi nendel perioodidel. Ehk nendeks perioodideks, kui me tahame, et tuled põlevad nendel kõige külmematel aegadel, meil peavad olema ikkagi võimekused valmis. Ja suht tobe on ju ehitada mingi moe pärast asju, mis töötavad võib-olla suvel paremini ja siis talvel me peame ehitama vajadusest tingituna ikkagi elektrijaamad, mis suudavad töötada, mis suudaksid ka suvel töötada. Aga siis nad suvel on nagu pärsitud, sest et need suvejaamad on nagu toetustega kaetud. See on niisugune veits keeruline asi, et talved on veel eriti keerulised. Ja nüüd see üks kõige pingem küsimus, et tuumafüüsika on oluliselt lihtsam kui teinekord see, et kuidas kujuneb elektri turuhind. Seda on ka üritatud selgitada, et ta on omapärane toode. Et iga päev kella 12-ks siis ütlevad kõik tarbijad, kui palju nemad homme tahavad tarbida. Meie isiklikult ei ütle, aga meil on olemas keegi Fortum või Vattenfall või kes meie ees seda teeb, et nemad teavad enam-vähem, kui palju me tarbime homme. Meil on prognoosid olemas, et homme kell 00 kuni 01, 01 kuni 02 ja nii edasi kuni 24 tunniks öeldakse, kui palju me tahame tarbida. Tuleb mingi kord. Ja siis teevad tootjad oma pakkumised, et kes siis pakub igal tunnil tootmist, et kes siis toodab selle energia ära. Ja kui me näeme, et siin näiteks mingil tunnil on kella 9, kella 10 hommikul näiteks elektri tarbimine on kuskil siin, kus see tarbimise punktiirjoon on. Ja siis selleks tunniks on tehtud, et keegi ennustas, et tal tuleb tuult nii palju, päikest tuleb nii palju, tuumajaamad ütlevad, et meil on nii palju võimalik toota sel tunnile, kivi ja põlevkivi nii palju, aga kuna 9 ja 10 vahel on suhteliselt tipptund, siis on tarbimine, see punktiirjoon on nagu pigem siin paremal ja siis on vaja panna ka mingit teatud osa gaasivõimsusest tööle. Nii. Ehk siis, et me suudaksime sellel tunnil terve tarbimise ära katta, on meil vaja need jaamad tööle panna. Ja nendest kõige kallim on gaasijaam. Need pannakse hinna järgi ritta ja kõige kallim on see, mis ütleb, et selle tunni hind on selline. Ja see on siis kõigile. Meie tarbijana maksame selle gaasi hinna ja kõik need tootjad saavad siis seda tunni hinda. Tuum, võib-olla ütleme gaasi hind on siin, ütleme võib-olla 200 eurot megavatt-tund. Kõigil on 200 eurot megavatt-tunnist. Põlevkivil on seal võib-olla 100 eurot oma hind, saab 100 eurot kasumit. Tuumal on võib-olla 50, saab 150 eurot kasumit. Tuul ja päike, nemad pakuvad negatiivselt isegi turule, sest nad tahavad, et igal juhul nende elektri ära võetakse, kuna neil on nagu üldiselt on mingisugune, neil ei olegi midagi muud pakkuda, nemad pakuvad kas 0 või siis isegi miinus hinna, sest et äkki neil on, näiteks nad saavad iga toodetud megavati eest 10 eurot riigi poolt toetust, siis nad ütlevad -9, aga nad on nõus müüma veel. See tähendab seda, et nad annavad elektri, annavad 9 eurot peale, aga kuna riik annab mulle 10, siis ma saan 1 ikka kasumisse. Ehk siis nemad saavad, ütleme, kui nad saavad 10 eurot toetust, siis neil on siin 210 eurot kasumit. Riik annab 10 ja siis saavad kogu selle kasumi ka. Ja see on see, mis ajab paljudel harja punaseks ja isegi tuule päikese arendajatel, nendel, kes neid suuri kasumid täna saavad, nendel on isegi natuke häbi, nagu täitsa välja öelnud seda. Ja tuum ja põlevkivi need saavad siis ka antud oludes kasumit võrreldes gaasiga. Ja gaas on väga kallis ja see ei ole imelik, et nii on tehtud, et nagu kõik teenivad välja, arvatud see viimane, kes gaas, nemad lähevad omadega kokku, aga teised lähevad. Gaas on nagu nullis, et nii palju kui mul kulus, ma pidin selle gaasi ostma kuskil põlema panema ära müüma ja ma olen nagu nullis, mul on see väike kasumi marginaal ka nagu tavaline äri. Aga kõik need teised on siis nagu teenivad tohutut kasumit praegu. Ja varem oli see, pigem oli niimoodi, kui meil 10 aastat oli elektrihind oli 30,
siis ütleme põlevkivijaam, kui tal CO2 tasud ka olid, seda oma kulud olid seal 40-50, nad olid kõik miinusega. Tuumaelektrijaamad, kellel oli siin 20-30 eurot megavatt-tunni hind, pluss mingid riigi maksud ka veel peal, siin Rootsis olid maksud, Kesk-Euroopas on olnud maksud, kõik töötasid miinusega. Ja hästi on tuulel ja päikeses, nendel on niikuinii toetustega kõik kaetud, neil ei ole probleem see, kui hind on väga madal. Nad muidugi sellised kolossaalsed kasumid ei saa. Aga ütleme niimoodi, et see kõlab väga paljudel imelikult, et miks ma annan nagu kõigile sama hinna, mis ühe selle järgi, aga noh, see turg on nii tehtud ja seda võib teistpidi mõelda, et kui me ei annaks, et mis hinna me siis annaks. Kui me midagi madalamat annaks kõigile, siis gaasi omad ei tuleks üldse turule, sest nad töötavad nii miinusega, neil ei ole mõtet pakkuda. Kui me anname nii palju, et igaüks vastavalt oma pakkumise summale, siis tuule ja päikese omad, kes nulli pakuvad, nad ei saaks raha. Siis on mõeldud siin erinevaid skeeme ja pakutakse välja, aga ei tule. Pigem ma ütlen seda, et turus kui inimesena meil peabki olema valus. Kui me oleme siia olukorda jõudnud, siis meil peabki olema valus. Me oleme põhjustanud olukorra, kus nagu tuum, põlevkivi, et need on nii kitsaks läinud, et meil on see gaasijoon on tegelikult täna juba palju laiem. Et me üsna kiirelt oleme gaasi hinna peal. Näiteks võtame, kui see Leedu oleks, siis põlevkivi neil ei ole, tuuma neil ei ole, kogu see kollane kõrge tulp oleks nagu siiamaani natuke tuult päikest ja siis nii kui need ei piisavalt ei taga, siis on meil gaas. Ja see näitab seda, et kui meil need mõistliku hinnaga juhitavad tootmisvõimsused, mida me saame kasutada väljas on, siis me olemegi selle gaasi otsas, aga kui me nüüd peaksime siin kuidagi moonutama hakkama seda, siis meil parandaks seda pilti. Praegu me saame näha, et hind on kõrge, me peame tegema kõik selleks, et juhitavad tuul, päike ja juhitavad, nende osakaal siis tõuseks. Kui me jõuame sinnamaale, et see tarbimine on siin, ütleme, äätähest läheks läbi, kus päike on, siis oleks meil elekter miinusega, tootjad saaksid ka, kui nad saavad toetusi on hästi, kui ei saa, siis nad ei saa mingit kasumit. Et siis ka ei tööta. Tegelikult see turu hinnastamine on väga, väga keeruline. Ta on umbes selleks välja mõeldud, et kuna tuulel ja päikesel hinda ei ole, nad peavad alati nulliga turule minema, siis ma ei tea, kas eeldatakse või, et nendest niikuinii ei piisa, siis keegi, kes tuleb kallimalt turule, määrab hinna ja siis saavad nemad ka. Sest muidu nemad ei saaks kuidagi pakkumisi teha turule mingi hinnaga. See oleks lihtsalt võimatu. Aga selline ta on ja praegu see pilt indikeerib seda, et me oleme lihtsalt tohutus gaasi sõltuvuses. Ja mina ütleks praegu, et see on energeetika ABC, põhikooli energeetika ABC täna, et tuul plus päike tähendab gaas. Saksamaal, kes eesmärk oli ehitada tuult ja päikest, et saada CO2 jalajälg väiksemaks, on tohutult ehitanud gaasi. Praegu on neil 10 gigavatid ehk siis suured elektrijaamad, mis töötavad söe peal, neid taas käivitatakse ja vaikselt pannakse veel tuuma ka veel kinni. Muidugi praegu käivad läbirääkimised, aga sisuliselt me olemegi jõudnud sinna tuul plus päike, me ehitame natuke tuul plus päike ja kas Gazprom on, see on teada juba, et Gazprom on toetanud neid tuule ja päikese projekte ja Shell ja kõik need gaasifirmad suured on toetanud tuule ja päikese projekte. Miks? Sest et see veel enam seob neid gaasi otsa. Ja seal me olemegi, et mis see gaasi hind on, ta oli ajalooliselt madal ka, sellepärast eriti keegi tähele ei pannud 3, 40, 50. Ja Ameerikas on ta jätkuvalt madal. Aga siin oli eelmise aasta, sõda veel ei olnud, aga eelmine aasta detsember, kui Eestis oli siin tipuhind ja mujal ka, siis põhjus oli see, et vaadati, et gaasi hakkab palju minema, gaasi hind hakkas nagu üles minema. Eks neid ohumärke juba tunnetati, et ühelt poolt nagu Venemaa ohumärk, teisalt sellest, et meil oli söejaamasid ja tuumajaamasid juba suletud, siin Ringhalsi jaamad, näiteks Rootsis pandi mitu jaama kinni aja jooksul. Ja nüüd järsku jõudis see talv kätte, kus meil enam ei piisanud päikesest ja tuulest ja Rootsi põhjalas ka hüdrost. Ei ole lihtne seda hüdroelektrit seal Põhja-Skandinaaviast tuua Euroopasse või isegi Lõuna-Rootsi ja Lõuna-Norra. Ja hakkasidki gaasi hinnad üles minema ja kauplejad turgudel, see ei ole otseselt nii, et täna on see gaasi hind kõrge, aga nemad vaatavad ette, et järgmised 3-4 kuud võib tekkida defitsiit. Järelikult ma hakkan kokku ostma ja kui sa midagi kokku ostad, see lööb selle hinna üles. See on natuke emotsiooni sees, natuke fundamentaalselt nagu põhjus. Aga igatahes selline sisuliselt detsember oli külm ja pärast seda meil siis emotsioonishokk vaibus ja siis me siin alla 100 oli see hind ja siin stabiilselt olime. Siis tuli veebruar. Samamoodi korralik šokk üles, eks ju, keegi podaaril nii kõrgete gaasihindadega, ta natuke stabiliseerus ja siin tiksusime siin 100 juures.
ja siin oli aega siis nii-öelda vaadata turgusid, analüüsida ja nüüd on siin vaikselt aru saada suve algusest, et see talv on ikka, meil on sõda ja külm või no ütleme, veel ei ole külm, praegu on külma hirm. Et siin augustis oli see ikka tohutu hind, gaasil oli see väga kõrge, 350 eurot megavatt-tunnist. Või õigemini gaasi enda hind, et sellest elektrit toota, see läheb veel kõrgemaks, sest et soojuselektrijaamade tõhusus on umbes 30%, ehk siis see hind ei ole mitte otseselt elektri hind, vaid see on gaasi hind, ehk siis kui palju energiat on gaasis, aga elektrit sellest toota on siis 3 korda kallim põhimõtteliselt. Et elektrihinnad lähenesid 1000 siin, kus gaas lähenes 350-400. Aga seal oli ka, ilmselt kõigepealt tekkis hirm, siis hakati Euroopas neid LNG varusid täitma, kõik täitsid oma paake ja nüüd on jõutud siin, nüüd on näha, et need paagid on suht hästi täis, et tundub, et elame talve üle küll. Keeruline on, aga gaasi hind on igal juhul praegu langustrendis. Ja nagu iga sellise šokiga, et algus on selline emotsionaalne šokk ja siis ta taastub kuhugi. Ja see gaas on see, mis dikteerib meie hinda, et see on väga hea, et nüüd natuke allapoole tuleb, aga siit võtame ikkagi 150 ja seda korrutame 3-ga, 450 on elektri hind, kui gaas on turul, see on 450. Mitte 20-30, nagu meil alati on olnud, vaid ütleme ikkagi 10-15 korda kallim kui see, millega me oleme harjunud. Kui me peame oma elektriarveid maksma 10-15 korda rohkem, siis see päris nalja asi ei ole. Ja nüüd ma vaatasin, et kus siis tuleb tootmine, elektri tootmine Euroopas ja tema CO2 jalajälg. See on selline kaart, kus on Eestit alati hea näidata, sest me oleme konstantselt kõige tumedam. Ja Island on alati kõige heledam. Need on see 2 konstanti sellel kaardil. Aga üldiselt võib siin näha, et Euroopas, kes on rohelised, kes ei paiska CO2 õhku, on kas mägiriigid nagu Norra, neil ei ole tuum, aga neil on hüdroenergia, Island, kõik räägivad, et väga hea geotermaalenergia, eks ju. Seda on seal mõnikümmend protsenti, võib-olla enamus on siiski juhitav veeenergia, hüdroenergia on ka seal riigis. Ja siis, kui mägesid ei ole, siis ütleme nii, et kui raha taskusse ei voola või energia ja raha taskusse ei voola, siis sa teed, kui osaliselt voolav on nagu Soomes 50% energiast natuke vähem täna tuleb nii-öelda mäest alla, siis selle teenitud rahaga sa teed järgmise targa asja ehk ehitad tuumajaama. Ja nii on siis nagu teinud ka Rootsi ja järgmisena Soome ja siis Prantsusmaa, et väga tuuma, neil nagu hüdroenergiat on vähem, neil on siis tuumaenergia. Ja siin on näha Šveits tuumariik veel, Belgia tuumariik, millest pandi ka üks väga korralik jaam kinni, et väga kurb lugu oli siin septembri lõpus, et täitsa korralik jaam ja mitmed sajad inimesed tööta. Hakkavad oma seda korralikult tootmisüksust kinni panema. Jälle poliitiline kokkuleppe. Seal on pikem lugu taga, aga 2000-ndate alguses, et rohelised saaksid parlamenti tuli, või ütleme nii, et teatud jõud saaksid olla parlamendis, pidid nad diili tegema rohelistega ja enamasti see diil on selline, et teeme midagi halba tuumaenergia. Sama ka Saksamaal ja paljudes teistes kohtades. Leedu paistab siin roheline. See on üks huvitav, sest et kui neil ei ole mägesid ega neil ei ole ka tuumajaama siin viimase aasta jooksul. Ja sul on võimalus roheline olla tootmise poole peal ka siis, kui sa midagi ei tooda. Ehk siis nad sisuliselt ei toodagi midagi ja natuke nad toodavad, neil on oma pumphüdrojaamad, et seda nagu arvestatakse nagu hüdro, kuigi need on nagu akud. Nende tootmine on ikkagi, toodavad nii vähe, nad on kõige suuremas defitsiidis Baltikumis. Baltikumi kohta võib üldse öelda, et 3 riigi peale me vajame, ütleme, 1, 2, 3 elektrit, aga me 3 peale toodame 1 ühiku elektrit, 2 riigi jagu on puud. Et jätkusuutlik see küll kuidagi ei ole. Ja Poola vana hea sõjariik, et Itaalia sama lugu. Tšehhi tuumareaktorid küll on, kuid neil on ka sõjajaamasid, et siuke see pilt on, siin midagi ei ole. Et kuidas siis süsinikneutraalsus saavutada, et me kas impordime sisse, me võime Soomest võtta, aga kuigi Soome on ka defitsiidis ja võime Rootsist võtta, aga kaablid ei ole ja igal juhul energia on kõrge lisandväärtusega toode, meil ei ole mõtet ühegi riigil, kui nüüd Eesti vaatevinklist vaadata või iga riigi vaatevinklist, ei ole majanduslikult kasulik saata nagu raha välja ja osta nagu kõrge lisandväärtusega toodet sisse, seda peaks ikka vastupidi tegema. Ja loomulikult see ei ole ka sõltumatus, et iga riik võib kontrollida neid väljavoogusid nagu ise. Maagaas, seda me oleme näinud, et ilmselgelt energiajulgeolek meil taga ja CO2 jalajälje mõistes ka kaasa oluliselt ei aita. Biomass, veel peetakse seda nii-öelda roheliseks, biomass ongi roheline, aga veel peetakse seda nagu CO2
mõistes nagu neutraalseks, kuigi tahaks öelda, et kui sul on valida 2 alternatiivi, sa põletad selle puuhalgu ära või sa ei põleta selle puuhalgu ära. Kummal juhul läheb CO2 nagu atmosfääri rohkem. No seal on need seob ja kõik need jutud on ka juures, aga see on niisugune hall ala. Pigem on ta poliitilistel põhjustel seal nende roheliste sees või puhaste sees. Üleüldiselt mina ei ajagi taga, et asi peaks olema roheline. Miks me peaks tahtma põletada? Roheline energia on biomass, miks me peaks tahtma põletada oma metsasid või prügi on ka roheline energia. No kust otsast roheline on, põletatakse seda ja seal tuleb veel rohkem CO2, lisaks CO2 igasugu jama välja kostnast. Aga need on kõik meil rohelised ja lähevad rohetoetust alla ja kõike. Et ei ole see biomass ka nagu selle põletamine ka nii väga lihtne. Taastuvad, no Eestis on keeruline, hüdrot meil ei ole, päike tuul vahelduvad, need ma juba kirjeldasin. Ja kogu süsteemis tekivad väljakutsed. Ja järelikult ongi vaja midagi, mis on pikaaegne, jätkusuutlik, stabiilne lahendus, mis võimaldab elektrifitseerimist ja süsiniku vaba, reguleeritav mõistliku hinnaga. Ja me jõuamegi tuumaenergia juurde, nagu paljud riigid on jõudnud. Tal on palju niisugused plusse, et see on natuke nagu sloganid, aga need samad asjad, mis ma probleemidena kirjeldasin, need on nüüd nagu tuumaenergia puhul, pigem nagu tuumaenergias on nendest probleemidest prii. Ehk siis, kui igas riigis oleks tuumajaam, siis see on tema riigis, eks ju. Kütus, tekib küsimus kohe, et kus me kütus saame, aga kütus on praegu on teda, ütleme, lääneriikidel või sõbralikel riikidel on see piisavalt palju, Kanada, Austraalia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Kasahstan. Et Euroopal endal on tuumakütuse varud, et ei ole nagu sellega probleeme ja seda kütust on võrdlemisi vähe tarvis. Varustuskindlus, seesama, et ta töötab, me teame, millal ta töötab, me teame, millal ta ei töötab, planeeritav, väga hea. Kõrgelt tasustatud töökohad, energeetikas üldiselt, nii ka tuumaenergeetikas. Maksutulu riigile, omavalitsustele, tuumaenergeetikat üritatakse maksustada moel ja teisel nagu pidevalt ja seda tehakse ka, et siin Rootsis on mingil aastal oli äkki, kes, ma võin eksida numbriga, aga siin 100 miljoneid eurosid maksti lihtsalt, tuumaenergeetika maksis nagu makse riigile. Ja siis elektrihinnad olid ka sunnitult nagu moonutatud nende taastuvenergia toetuste näol nagu madalaks kursitud ja siis oligi keeruline. Ja siis see nagu näis, et tuumaelektrijaamad ei ole nagu majanduslikult konkurentsivõimelised. Aga ka Rootsis ollakse sellest aru saamas. Kliimaeesmärgid samuti loomulikult, et ei ole rahvusvahelise, mitte aatomiga, rahvusvahelise energiaagentuuri ükstaspaa stsenaariumid vaadata. Kui me vaatame 2030 või 2050 erinevaid stsenaariumeid, et kuidas me saame oma elektrisüsteemi puhtaks, kui palju meil seda päikest tuult tuleb, kui positiivselt või me optimistlikult hindame meie akuvõimekusi tulevikus ja vesinikuvõimekusi tulevikus, ei ole stsenaariumid, kus me täidame oma eesmärgid, kus ei ole tuumaenergia. Üritatakse leida neid stsenaariumid, kus seda oleks võimalikult vähe. Aga need eeldused, mida on võetud taastuvenergia osas, on mõtleks julgelt väga optimistlikud. Ja seal ei ole ainult küsimus isegi selles, et kas nad suudavad ikkagi selles mahus ja selle hinnaga midagi toota, vaid pigem isegi ma ütleks fundamentaalsemad, et seal on teatud materjalide puhul, kas need üldse on nagu maakera sees olemas, et kõik need haruldased muldmetallid ja nii edasi. Ja kas see füüsika lihtsalt vesiniku puhul, et kui vesiniku me paneme elektri sinna sisse ja pärast võtame selle välja, teeme elektriks, siis me paneme sisse 4 ühikut ja välja võtame 1 ühiku. Et 3 ühikut läheb kaduma lihtsalt selle protsessi kadudel, et see on hoiustamine ja see protsessi enda kulud. Et meil peab ikka väga palju seda elektrit üle olema, kui me tahame teha, aga vesiniku energeetikas ollakse ka juba aru saadud, et elektrist vesinik või vesinikust tagasi elektrisse, see ei ole majanduslikult mõttekas. Samamoodi täna enam tõsiselt vesiniku energeetikud ei näe, et see kuidagi näiteks autotransport tuleks. Vesinikuautosid, need prototüüpe on meil olnud aastakümneid ja kus nad on kuskil. Et nad on lihtsalt liiga kallid. Nojah, siseriiklik tootmine loomulikult enda riigis väärtust luua, impordist muutuda eksportijaks nagu Eesti näitel. Me oleme aastakümneid olnud tänu põlevkivile tegelikult energia eksporti ja nüüd me oleme vahepeal importinud, kui põlevkivi põksit oli toimumus juba. Aga õnneks need jaamad nagu päris seisma neid lõplikult ei pandud ja enne tuli nagu kurikarja ja need jaamad sai käivitada ja nüüd aastani 2030, Eesti Energiagi on öelnud, et nemad enam põlevkivist elektrit ei tooda pärast aastat 2030,
aga noh, see on nende plaan, aga umbes sealmaal on nende jaamade eluiga ka. Need turbiinid lihtsalt jäävad vanaks. Puhas energia, kõrgtehnoloogiline ja kõik see, mis ütleme, seal jääb üle ka ja elektri hinnas, tuumaelektri hinnas on ka sees komponent, mis läheb teadus- ja arendustegevusele, et nad toetavad väga tõsiselt. Seda näiteks taastuvenergiast pole kohe kindlasti. Siin on mõned võrdlused teiste energiaallikatega, ütleme kasutustegur, ma rääkisin juba, kas on osakohaga käib tööl või käib suuremas mahus tööl. Süsihappegaasi jalajälg on ka väga madal, tuum, tuul, päike, materjalide vajadused, erinevate materjalide vajadused jällegi madal. Miks teeb tuumaenergeetika nende kõikide võrdlustest teeb väga positiivseks, et sul on vähe materjali vaja, vähe maad vaja, vähe surmajuhtumeid, kõik need asjad. Tulenevalt sellest, et tuumaenergia kütuse energiatihedus on hästi suur ja võib meelde jätta, et kilogrammi, ma ei tea, bensiini või söe põletamisest saab umbes 1 miljon korda vähem energiat kui kilogrammi tuumakütuse põletamiseks. Vahe on keemilise reaktsiooni saagis on 1 miljon korda väiksem kui aatomireaktsiooni saagis. Et sealt puhtfüüsikalisest see vahe tuleb. Ja see on tuumaenergeetika kõige suurem pluss. Kui me kasutame seda elektrijaamades, on meil väga vähe vaja ikkagi materjale. Visuaalselt need jaamad, me ei näe neid, ma ei tea, kui paljud teist on näinud Forsmargi või Ringalse või siin 3 jaama on, Oskarshamn. Need ei ole, sellised tööstuskompleksid, 3 tükki ja kõik hästi, et meil ei ole igal sammul kuskil mingid pöörlevaid objekte ja suuri vundamente. Aga see on ka tuumaenergia kõige suurem valu, kõige suurem pluss ja kõige suurem miinus. Temas on nii palju energiat ja tänu sellele me peame temaga ettevaatlikult ümber käima. Nii elektri tootmisel kui ka selle materjali kasutamisel või potentsiaalselt mitte kasutamisel sõja eesmärkidel. Aga nüüd, kui see relvateema on ka siin tulnud juba, tuumarelvade teema on väga õhus siin ja väga aktuaalne, siis ma hakkasin ka selle peale mõtlema ja kõik need kokkulepped, mis on tehtud riikide vahel, et me ei tee tuumarelvasid või me ei kasuta või me ei testi või me ei sihi neid teiste poole ja kõik see, et need lepingud neid on erinevaid tehtud, alati on keegi neid rikkunud ja kuna tegemist on väga tõsise arsenaliga sinu relvastuses, siis selle vastu saab teha ainult sarnase arsenali ja siis heidutussõda ja nii me olemegi olnud. Et kahjuks inimene on õppinud uraanist ja sellistest rasketest elementidest, mis iseenesest on väga rahumeelselt, et käe peal hoida maasest uraani, kui välja võtad. Inimene on õppinud nendest elektrit tootma või energiat tootma ja seda teadmist enam purki tagasi ei pane. Et me ei saa ära unustada, et me seda ei oska kasutada. Kui me seda energeetikas ei kasuta, siis see ei tähenda seda, et näiteks need relvades kasutatakse, et relvad, tuumarelvad ja tuumaenergeetika on tehnoloogiliselt 2 täiesti erinevat asja. Et ei ole riiki, kus oleks tsiviil elektri tootmiseks mõeldud reaktorist tuumkütust toodetud relvamaterjali või ei ole riike, kus on relvamaterjali tehtud, täpselt sama relvamaterjali, seda kasutatakse reaktoris, need on niivõrd erinevad tehnoloogiad, et on täiesti erinevad asjad. Aga tulles tagasi energeetika juurde, maailmas on 450 tuumareaktorit umbes. Täna nad annavad 10% maailma elektrist, kõige rohkem on andnud 18, siin 90-ndatel isegi. Aga jah, et siin 90-ndatel, 2000-ndatel väga palju ei ehitatud, aga viimasel ajal on hakatud ehitama tuumaelektrijaamasid juurde ka ja 54 reaktorit on ehituses. Peamiselt seal Hiina pool aga nüüd on ka Euroopas väga suured plaanid, et just elektrijaamade väiksemaks minemisega ja erainvestorid on tulnud hakanud ehitama. Ja Euroopas on võib-olla hea teada, et puhtast süsinikvabast elektrist on peamiselt hüdro ja tuumaenergia on need 2 selgroogu. Jah, ütleme, et 2 selgroogu. Ja vastavalt sellele siis, kuidas tuult või päikest on, siis nendel lastakse vabalt paisuda, siis teised peavad koomale tõmbama. Hüdrot on hea võrdlemisi lihtne reguleerida maha, täitsa nulli ei saa panna, isegi jõge seisma ei saa panna täielikult, aga ta on ikkagi juhitav ja reguleeritav. Ja tuumajaamade puhul saad tuumajaama maha keerata, aga see ei ole jälle tuumajaama omanikule majanduslikult mõistlik. Kütus ei maksa seal midagi, et see kokku ei hoia põhimõtteliselt, et tasub toota. Kui nüüd Rootsis on 3 tuumajaama,
praegu on äkki 6 reaktorit töötab, vist Ringhal siis 2, Forsmarkis 3 ja Oskarshamnis 1 vist, jah. Et siin on neid seisma pandud jaamasid ka, mida mõni tahab, aga ega need käima enam eriti ei panda, et pigem on nagu mõtted uute ehitamise suunas. Ja kui Eesti perspektiivist vaadata, et meil nagu tuumaenergiat ei ole, aga kui see Eesti rannajoont mööda kõndida, siis jube head silmad oleks, siis me rääksime 5 tuumajaama 15 reaktoriga, alates Sosnovyj Borist, Loviisa, Olkiluoto Soomes, Forsmark, Oskarshamn, nüüd üle mere meil on nagu 15 reaktorit. Osad nendest enam täna ei tööta, aga ja osad alles tulevad tööle. Et nad väga kaugel meist nii ei ole, et hea on teada isegi, kui ma Eestis ikka ütlen, et kui meil tuumaenergeetikuid nagu enda tarbeks vaja ei ole, siis on hea, kui on inimesi, kes teavad, mis see tähendab ja kuidas nagu elada nende naabrustes. Nüüd ma räägin Fermi energiast natuke, et see energia, see ettevõte, et kui ma olin veel Rootsis, siis ma töötasin Vattenfallis, siis tuli kokku seltskond, ütleme energeetikaspetsialiste siin Ports KTH-s lõpetanud minu all, näete siin nimed Kaspar, Merja, Henri veel üleval kõik, nemad on käinud KTH-s, Mait Müntel, aasta teadlane, noor teadlane Eestis olnud õpetaja, CERNis tuumafüüsik, aga läks ka startupi peale, teeb keeleõppeprogrammi. Kalev Kallemets, endine poliitik, aga samas ka väga tugev tehnilise küljega teinud oma doktorikraadi energeetikas ja tunneb geoloogiat ja väga eesrindlik ka tuumaenergeetikas. Et on väga tõsiselt õpib kõiki neid asju, et oluliselt rohkem kui üks keskmine ettevõtte juht. Ja Sandor Liive teab Eesti Energiast kõik, eks. Et tema nime on ka tõtta. Et sellise seltskonnaga me alustasime. Kuidas? Sandor jääb alles. Kuhu? Ta pidi ju seda liigutabki. Eesti Energiast või? Ei, ta on Eesti Energiast juba, võin eksida, äkki mingi 10 aastat võib-olla ära juba. Hando Sutter on praegu juht ja Hando Sutter on juba kaks ametiaega olnud pärast Sandorit. Ja Hando Sutteri ametiaeg saab ka läbi järgmisel kevadel. Et ei, Sandor Liive tegeleb meiega, meie ettevõttes ja tal on veel teine selline energeetika, tuleviku energeetikalaadne ettevõtte nimega Gridio, mis tegeleb tarbimise juhtimisega. Et kui teil on elektriauto, siis te saate Gridio äppi tõmmata ja siis läbi selle see äpp targalt vastu turuhinda leiab kõige odavamad tunnid ja laeb teie elektriautot näiteks sellise ettevõtte või elektriboilerid või midagi sellist, et tarbimise juhtimine. Et tarbimise juhtimine tuumaenergeetika on Sandori portfellis täna kõige olulisemal kohal ja need on tulevikus ilmselt väärtuslikud. Ja meie meeskond on ka kasvanud, siin on veel KTH-s käinud inimesi ja oma valdkonna spetsialistid siin ehituses, tuumaenergeetikas, kommunikatsioonis, tarneahelad, et väga tugev nagu meeskond, et vesinikueksperte, finantsjuhte, et üle maailma on meil partnereid ja ega me nagu aktiivselt üle maailma meil ei ole töökuulutusi üleval, aga meil tuleb kogu aeg inimesed soovivad meile töö tulla, et me teeme nagu, ma ei tea, nende arvust siis ägedat asja. Eks ta ole ka. Alustasime nii nagu Eestis ikka startupidena. Ühe konverentsil siin Rootsis Oskarshamnis kuu aega tagasi ütlesin, et Eesti nagu Valdur Mikit ütleb, et Eesti on väikeste asjade maa. Sest meil ongi väiksed ettevõtted, meile sobivad väiksed elektrijaamad, me saame väikselt nagu palju asju ära teha, aga meil on mõned asjad on ka suured, et me oleme number 1 vist Euroopas startupide arvu poolest elaniku kohta, startup rahastuse poolest elanike kohta, need ükssarvikud või unicornide arvestuses Euroopas number 1 ja energiaprobleem on ka number 1. Need on meil need suured asjad, aga need tuleme tagasi väikeste asjadega, saame need ära lahendada küll, et me oleme nagu aatomiku raamat veel, et väike, aga võimas, või olen väike, aga jõud on mul suur. Tegelikult on väga põnev raamat, kusjuures see aatomiku raamat, ma lugesin oma lapsele seda hiljuti ja üks väheseid tänapäeva raamatuid, kusjuures, kus ei ole ei vägivald ega rassism ega mitte midagi, täitsa siuke keeruline on tänapäeva laste raamatut lugeda, aga see raamat sellest sügavast ajast on väga siuke puhas ja tehniline ja ilus raamat. Et soovitan kõigile soovitada teistele. Ja startupina alustasime väiksemate rahastustega meile esialgu tulid meile, toetasid meid siuksed Eesti ettevõtjad nagu Tõnis Kaasik, kunagi keskkonnaminister olnud või Jaan Luts, kes on betoonitootjad, Eesti ettevõtjad, kes tunnetavad samamoodi probleemi, on tehniliselt saavad asjast aru ja panid õla alla ja sealt edasi me oleme liikunud sinna, et meil on juba Tractable ja Vattenfall, Euroopa suurimad energiaettevõtted on meie investorid ja töötame koos ka, ütleme Euroopa suurimatega. Ja Vattenfall on ka nüüd asunud
sellest aastast uurima väikeste moodulreaktorite ehitamise võimalusi Rootsis. Ja me võime suht kindlad olla, et nad said sellega alustada kõige selle tegevusele läbi, mida meie oleme teinud ja need tulemused, mida me oleme nendega jaganud ja nendega koostöös teinud. Ja ükski partner ei ole meil ainult raha pärast loomulikult. Me teeme need nii Vattenfalli, Tractebeli, Fortumi, kõigi teistega elektrijaamade tootjatega. Me teeme hästi palju koos uuringuid, me õpime koos ja see on kõigile kasulik, et meil see ei ole ainult raha pärast. Raha on loomulikult vaja, et meil endal oleks leib lauale. Aga ja Eestis siis see on selline Fermi Energia inimeste poolt välja töötatud plaan, sest vahel tundub nagu peale meie ettevõtte on Eestis vähe inimesi, kes päriselt mõtlevad homse Eesti energeetika peale. Käiakse sellist nagu, ma ei tea, kas konverentsidel rääkimas juttu, mis jätab mulje, nagu need inimesed arvavad, et nad töötavad veel 3 aastat ja siis nad töötavad juba kuskil mujal ja kõik niimoodi, aga seda nagu missiooniga sellist energeetika probleemide võtmist on nagu ikka kahetsusväärselt vähe. Ehk siis sellest tulenevalt me peame palju asju ise ka ära tegema. Joonistama plaane endale, joonistama plaane, kuidas meie näeme, kuidas riik võiks oma asju teha või millised ülesanded on vaja riigil teha, sest et energia eraettevõtte siiski kõiki asju teha ei saa. Iseenda kontrollimine näiteks on üks olulisemaid funktsioone, mida ilmselgelt me ise teha ei saa. Ja siis on ka rahvusvahelised juhised, millest me peame lähtuma. Aga kui siin kirjeldada, siis meie protsess on selline, et tänane plaan, kunagi me alustasime, meil oli mõte, et me 2035 võiks Eestis elektrit toota. Aga siin eelmise aasta lõpus oligi see detsember, kui elektrihind läks ikka väga kõrgele ja seda valgustunneli lõpus ei paistnud, siis me istusime maha ja vaatasime, mida me saaksime maksimaalselt kiiremini veel teha, parandada, eelkõige paralleelselt teha. Ja jõudsime, et 2031 aasta lõpuks peaks olema võimalik elektri tootmine, kui kõik läheb nii, nagu me plaanime. Aga see eeldab kõva pingutust nii meilt kui riigilt. Ja selleks, et toota elektrit on vaja ehitada, siis on viimased aastad, 3 aastat ongi üks jaama ehitamine. Enne seda on vaja taotleda ehitusluba ja see ette valmistada. Ja selle käigus peab olema meil võrdväärne partner Eestis tuumaregulaatori näol. Ehk siis kuskil siit maalt peab olema tuumaregulaator ja mehitatud ja arendatud sellised, kes suudab meile järelevalvet teostada. Need ei saa olla meie enda inimesed, loomulikult, et need on riigi inimesed. Ja selleks, et riik regulaatori looks, peab olema kuskil mingi seadus, mis näeb ette, et selline regulaator peab olema loodud. Ja selleks, et seadus luua, peab riigil olema üldse, riik peab vastu võtma põhimõtteliselt ühe otsuse, teadliku otsuse, et jah, tuumaenergeetika on meile vajalik, meile sobilik, me saame sellega hakkama, me teame, mida see tähendab. Ja ainult siis me saame seda teha, et lihtsalt nagu huupi panna, see ei ole see koht. Ja selleks on siis riik alustas eelmise aasta 2020 lõpus, asutati tuumaenergia valitsuse poole tuumaenergia töörühm, mis on kõikide ministeeriumite ülene. Seal ei ole praegu vist esindatust kultuuriministeeriumist ja põllumajandusministeeriumist, aga kõikidest muudest küll. Võib-olla praeguseks juba on ka. Ja nemad siis teevad sellist teostavusanalüüsi, vaatavad kõiki erinevaid tuumaenergeetika külgi ja analüüsivad siis, kuidas meil Eestis sellega lood on. Ja see vahearuanne on sel nädalal, nad aasta aega on uurinud, sel nädalal peaks olema valitsuses ülevaatamisel, heakskiitmisel loodetavasti. Ja siis see tähendab, et kui sealt tuleb jah, kõik on hästi, töö on tehtud, siis tehakse ka järgmine aasta ja järgmise aasta lõpuks siis peaks olema see lõpparuanne valmis, mis siis mille järel on võimalik see teadlik otsus tuumaenergia kasutusse võtmiseks teha. Ja siis tuleb loomulikult ka veel IAEA, Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur, vaatab üle, et kas te olete riigis kõiki asju asjalikult korrektselt kaalunud ja annab meile hinnangu, et meil peab olema kõik valmis, aga meil peab olema selge arusaam, et me teame, millega me tegeleme Eesti riigis. Aga kuna te valite siis õiget, mis süsteemi te hakkate arenema? Reaktori tehnoloogias näiteks. See ongi nüüd, et kuna vanasti oli kõik ainult riik otsustas, riik tegi riigi hanke, et ma soovin 600 megavatti elektrit ja see peab olema, seal ei olnudki rohkem eriti tingimusi ilmselt, tehke mulle pakkumised. Inimesed ei teadnud, kes sinna pakkumised tulevad tegema ja siis lõpuks valiti ilmselt võib-olla kõige odavama hinna järgi. Kõige odavamat hinda oskab igaüks pakkuda, eks teeb sinna alla poole latti ja lõpuks siis ehitatakse 10 aastat üle eelarve, sest et äkki ei olnudki disain valmis või. Ja siuksed asjad, et meie tegelikult Fermi Energias
tegeleme tehnoloogia valikuga juba või noh, ütleme, teeme selle valiku, millise tehnoloogiaga edasi minna nüüd järgmise aasta alguses, aga see protsess on kestnud alates Fermi Energia asutamisest saadik. Me oleme teinud siin 6-70 uuringut erinevates valdkondades, sealhulgas tehnoloogia. Me oleme uurinud veidi alla 10 reaktori tehnoloogia väga nagu põhjalikult, et kust tulevad nende reaktorite jaoks vajalikud kütused. Mõned on moodsamad, seal räägitakse 4. põlvkonnast, mõned on sellised konventsionaalsemad, tavaliselt sellised reaktorid, millega kõik on harjunud, nagu meil siin Põhjalas. Ja me oleme teinud nagu terve meie eluaeg, me oleme valinud tehnoloogiat. Et nüüd me teeme selle viimasesse, ma räägin ka natuke sellest valikust, aga viimasesse sõelale on jäänud 3 tehnoloogiat ja nendelt me oleme küsinud praegu väga detailsed pakkumised, et tuvastada siis, millise me valime. Et järgmise aasta alguseks on meil tehnoloogia teada ja see on oluline tegelikult võrdlemisi kiiresti valida, kiirustada ei tohi, aga nagu liiga palju venitada ka ei ole sellega vaja. Et ära valida, sest et kui sul on sa kogu aeg mõtled, et ma ostan endale, ma ei tea, et kas ma veel ei tea, kas ma sõidan järgmine aasta jalgrattaga, autoga või ühistranspordiga, et kas ma siis ehitan endale garaaži või ma ei ehita või ma ehitan rattaparkla või ma ehitan midagi neist, et sul peab olema tehnoloogia, millega sa edasi lähed ära valitud, et sa saaksid üldse teisi asju nagu kaaluda, muidu sa pead kogu aeg 3 alternatiivi silmas pidama ja nendega nagu opereerima. See tähendab umbes 3 korda üle kulu ja see ei ole nagu tõhus. Tehnoloogia valik on hea küsimus, et tulebki teha võimalikult vara ja nii on meile ka partnerid, kes mujal maailmas seda teinud on sarnase sõnumi meile andnud. Aga nüüd, kui mõelda, et mida Eesti riigil on vaja, mida riigil on vaja ära teha, me juba enne rääkisime, mis on tuumaenergia plussid ja nii-öelda head küljed, aga mida on Eesti riigilt vaja, et mis on vaja ära teha. Lisaks riigi pool kõik need regulaatorid ja need asjad ja eriplaneering, eks ju. Aga meil on vaja asukohta, jaam tuleb kuhugi panna. Selleks on väga selge protseduur, siin graafikul on ka näidatud see eriplaneering. Eestis valitakse seda tüüpi rajatiste jaoks asukohad riikliku eriplaneeringu alusel. Ehk siis see on hästi oluline ja terve riik on nii-öelda hõimatud, vaadatakse terve riigile peale. Nagu siin kaardil näete, umbes niimoodi see protsess käib. Meie oleme Fermis selle ära teinud, aga kuna see on nagu tegelikult riigi ülesanne, riik peab selle tegema sõltumatult ühestki arendajast ära, siis nad teevad seda samamoodi. Seda esmast sõeluuringut asukohtade leidmiseks, tuvastamiseks, kas meil üldse on asukohti, nad praegu teevad. See on hästi oluline samm, üks olulisemaid sammusid tuumaenergia programmi peale mõeldes, sest kui sul asukohta ei ole, siis ei ole nagu midagi. Meie oleme leidnud, et Eestis on vähemalt 5 piirkonda, mis sobivad väikese moodulreaktori asukohas ja loomulikult vaatasime ka lõppladestuspaiga kütuse või jäätmete lõppladestuspaiga asukohta silmas pidades ja neid asukohti on. Tegelikult tuumaenergiat, kui ümber maailma vaadata, neid on jõgede ääres, neid on sisemaal, neid on meil Põhjalas siin peamiselt mere ääres, väga erinevates tingimustes Jaapanis, kus on maad värisevad, nad on seismiliselt isoleeritud, igale poole on pandud. Meie Eesti on väga igav maa geoloog või ütleme asukoha mõttes, et meil midagi seal huvitavat nagu väga ei toimu, et mis võiks jaama nagu morjendada või segada. Aga mis võimsusega need jaamad oleksid, siis sellest ei üldse rääkima. Mis see tuleb juba? Ma jõuan tehnoloogia kohta, mul oma slaid ka, aga jah, ma räägin asukohast veel, et siis põhimõtteliselt need erinevad uuringud, mis me oleme teinud, tuvastanud need asukohad ja kõige potentsiaalsemad loomulikult, siin on asukoht üle Eesti väga häid, aga rohelised on need, kus on kaitsealad ja punased on potentsiaalsed maalihked või ütleme geoloogilised rikked, et need ei ole käed. Need punased tsoonid, mis on siin niimoodi ringid tehtud nagu, need alad on sobivad, need piirkonnad on sobivad. Aga siin Lääne-Eestis on esiteks üks probleem see, et nad on võrdlemisi madalad. Et kui me arvestame, et me 100-aastane projekt põhimõtteliselt, siis meil võib olla merevee taseme võib tõusta niimoodi, et siin peab hakkama midagi tegema. Ei ole võib-olla kõige optimaalsem Lääne-Eestis. Ja siis on ka see, et kui räägitakse väga palju tuuleparkidest siia piirkonda, siin Lääne-Eestis elektrivõrgud on võrdlemisi nõrgad. Nad on tavaliselt meie energiasüdame Narva vaatest kõige tagaotsas Eestis, siis seal on need viimased toovad elektri kohal, aga sellega ei ole need võrgud nagu loodud selle arvestusega, et seal peaks elektrit tootma ja veel kogu Eesti mahu jaoks. Et võrgud on nõrgemad ja kui tuleb siia tuuleparke, siis on nagu konkurents ka nendega, et ei ole nagu mõtet nagu võistelda. Ei ole nagu,
mitte nagu meie mõttes, aga üleüldse Eesti riigis ei ole mõtet nagu toppida kõik ühte kohta. Ja siis on, siin on piirkond, kas see vist on äkki siin Kaberneeme kant väga head asukohad, aga seal elab nagu tuleb välja väga palju advokaate, kellel on suvilaid ja tekib selliseid probleeme, mida ei ole vaja, eks. Ja Paldiski on ka potentsiaalsed asukohad, aga siin on jälle teatud praktiliselt teised ettevõtjad tegutsevad, et on keeruline. Ja siis on Ida-Virumaa, piirkond, kus energeetikasektor on hääbumas, piirkond, mis on tööstusega väga hästi harjunud, piirkond, kus on ka muud tööstus, mis vajavad energiat, nii elektrit kui ka kaugkütet, kui tööstusauru ja sooja, et väga nagu objektiivsetel põhjustel väga sobilikud asukohad. Ja meie jaoks, meil ongi tegelikult 2 referentsasukohta, üks on Letipea, Kunda lähedal Letipea poolsaarel on üks suur riigi maa-ala, mis on piisavalt kõrgel, mis on piisavalt vaba, mille lähedal on piisavalt tarbijaid, kes väga huvitatud sellest energiaallikast ja kohalik kogukond, kes tegelikult on suhteliselt soosiv. Alati on inimesi, kes on vastu, aga tuleb aru saada nende põhjustest ja nendega rääkida ja huulda. Siis on juba valitud. Ja siis on teine asukoht, on Lüganuse ja Aidu, mis on tegelikult samasugune, nad on natuke erinevad selles mõttes, et Leti peal on mere ääres, aga Aidus on, siin all on see Aidu pilt, üleval on, siin ongi Lüganuse pilt, me oleme joonistanud siin, kus jaam võiks olla, üks siis on see krunt ja mõned jaotuskanalid ja siis on Lüganuse kandis, siin on Aidu karjäär, see on selline nagu kamm. Et need sinised, mis te siit näete, need piid on nagu kammipiid ja need on alt ühendatud vana kaevandus, mis on kõik vett täis lastud ja seal on väga puhas ja külm ja puhas vesi sees sügavad nii-öelda kaevanduse need šahtid, maapealsed šahtid. Et siit on ka võimalik siis jahutuseks vett võtta. Jahutusvesi on hästi oluline loomulikult. Aga mõlemas on need tehtavad. Me ei ole välja valinud referents, millega me põhiliselt töötame, on see Letipea Kunda asukoht ja Aidu on ka, millega me töötame. Ja ongi keeruline, kui me läheme mõlema valla inimestega me võrdselt räägime, kui me ühte lähme, siis oleme teises vallas rääkinud seda sama teemat enne, siis nad ütlevad, aga miks te meile teisena räägite, et te olete välja valinud või midagi, kus te võtate välja valinud? Esiteks meie ei valigi, riik valib asukoha. Siin tulevad veel sellised aspektid mängu, et julgeolekulised aspektid tegelikult, ehk siis mida ida poole keerulisem ja nii edasi. Aga on potentsiaali. Ja tehnoloogia mõttes väike, me ütleme väike. Meil ei ole Eesti tarbimine, ma mõtlesin, keskmine 1000 megavatti. Ehk siis reaktor, kui me paneme 1000 megavatise reaktori, see on niisugune, kui see seisma jääb, see on kogu riigi tarbimine tagant ära, et natuke liiga suur, meil ei ole vaja nii suur. 300 megavatiseid võimsusi vaatame meie, et ühikvõimsus 300 megavatti, kui seda välja lülitad, siis on võimalik seda ajutiselt asendada, kui toimub hooldus või niimoodi. Aga me vaatame mitte suuremad kui 300 megavatti üks reaktor, aga meie planeeringud näevad ette 4 reaktorit, ehk siis 1200 megavatti, selle arvestusega, et Baltikum on niivõrd hästi ühendatud, et selleks, et me saaksime hinnad päriselt alla tuua kogu Baltikumis, on vaja ikkagi rohkem kui 300 megavatti, seal suurusjärk 1000 ja lisaks sellele peavad veel lätlased ja leedukud oma osa ära tegema, et üks 300 megavatine jaam ei päästa meid sellest, et Leedus on ikkagi läheb gaasijaam tööle ja meie elektrihinnad on ikka nii, nagu gaasi hind on. Et meil on vaja sellest gaasist maksimaalselt paljudel tundidel võimalik välja tulla ja selleks on vaja rohkem ja rohkem. No siis te olete ju just selle 4. generatsiooni järele listab, seal on juba 400 on nagu maks. Need ei ole. 4. põlvkond on selline asi, mis on, ma töötasin oma terve doktorantuuri ühe selle 4. põlvkond tehnoloogiaga nii-öelda. Seal võimsused ei ole piiratud, nagu seal on nii palju kontsepte, need on kõik erinevad kontseptid lihtsalt paberil või põhimõtteliselt ja on ka arendajad, kes nendega tegelevad, aga nende võimsused võivad olla seal 5 megavatist või 1 megavatist kuni ka 1000 megavatini, aga seal võimsus nagu see ei määra, põlvkond nagu seda ei määra. Ja tegelikult, aga nende reaktorite probleem on see, et kas nad on sulasoolajahutusega või vedelmetalljahutusega või gaasjahutusega seal mingid vingemad. Neil ei ole, kui seda hakata vaatama, siis ei ole ükski regulaator, neid ei tunne. Ameerika, Kanada väga kogenud regulaatorid peavad neid nagu, ma ei tea, uusi inimesi koolitama ja et nad saaks aru, kuidas neid üldse reguleerida. Tarneahelad ei ole, keegi ei oska neile kütust teha. Seda, mis ta nende jäätmetega teeb, täpselt ei tea. Seda kõike tuleb arendada, aga selle jaoks ei ole koht Eestis, et see on Ameerika teaduslaborid ja Indias, Hiinas, Venemaal,
Kanadas, need kohad on need, kus need võib teha ja siis, kui need tarneahelad loomulikult nagu kerkivad, siis nemad võivad need kulud enda katta võtta, aga väike Eesti riik ei või ja arvestades veel meie seda probleemi akuutsust, et 30-ndatel on meil hiljemalt vaja juba korralikult elektrit toota, siis selles ei ole ühtegi selliste nii-öelda neljanda põlvkonna jaama, mis selleks ajaks valmis saaks. Ja kui ma nende inimestega, kes selle termini välja mõtlesid, neljas põlvkond, nendega räägin, siis ma pigem need reaktorid, mida tänapäeval sellise nimega kutsutakse, ma vahel need ikka nii-öelda verbaalselt sakutan, et nad ju ei ole tegelikult, siis seal on ka kasutatakse seda müügiargumendina, aga kõiki neid eesmärke nad ei täida. Aga samas neljandale põlvkonda reaktor on reaktor, mis on parema, tõhusama kütuse kasutamisega, ohutum, turvalisem ja majanduslikult mõistlikum. Need on need neljanda põlvkonna eesmärgid. Ja siis neljanda põlvkonna reaktoris võetigi need sulasoolad ja vedelmetallid ja kõik need peaksid olema need parimad lahendused või nagu tuumasüntees, et need on need jube head lahendused. Aga kuidas need tehniliselt teha, selle peale nagu keegi ei mõtle. Aga samas võiks öelda, et kõik need reaktorid, mida tänapäeval tehakse, aga tänapäeva vesireaktorid, kui sa uue ehitad, on ta üldiselt, ta peakski olema disainitud juba kõiki neid eesmärke silmas pidades, nad hüpped ei ole nii suured, aga nad on nagu tehtavad. See, kas me suudame selle hüppelise revolutsioonilise arengu teha sinna neljandasse põlvkonda, see on veel küsitav, aga pigem lähme nagu evolutsiooniliselt samm paremaks. Ehk siis, kui tuumajaamad on ainult suuremaks läinud kogu aeg läbi aja, siis nüüd see evolutsioon tegelikult toob nad väiksemaks tagasi. Tänu sellele, just mis ma alguses rääkisin, et väiksemat jaama on ta on konkreetsem asi, ta on selline kuuri ehitus versus nagu suure maja ehitus. Et neid projekti haldamislikke probleeme on nagu vähem. Ja meie eelkõige vaatasimegi need pakkumiskutsed, mis me vaatasime välja lõppvalikusse jäänud tarnijatele, nagu siin on Newscale, Rolls-Royce ja GE. Me tahtsime näha nende ajakava, et kuidas nemad ütlevad, millal nende jaamaga on võimalik elektrit toota, siis me hindame nende tarnija tehnilist võimekust, seal on väga palju küsimusi täpselt, kuidas me saame aru, et nad päriselt suudavad selle ära ka, igaüks võib ajakava sulle näidata numbrid. Aga me peame hindama seda, et tarneahel on olemas ja ka seda, et kui on mõni väga edukas, väga hea reaktori tehnoloogia, aga tal on nagu klientide järjekord on selline selja taga ja me hindame, et 5 aasta pärast on tal vaja teha 50 reaktorit, siis küsimus on, et kuidas ta suudab üldse. Et need reaktori anumid, mõned elemendid on, mis võtavad väga mitu aastat valmistada. Ja neid valmistajaid on maailmas 5 tükki, et meile nagu selle uduga nagu ära ei müü, et kui keegi tuleb räägib, et ta suudab meile, ma ei tea, mida teha. Me vaatame ikkagi tarneahelaid väga põhjalikult, et see, mis nad räägivad, on nagu võimalik. Hind loomulikult, et kõike seda arvestades võiks see hind olla võimalikult madalam, aga see ei käi ainult meil pakkumise hinna põhjal, et kuidas me valime. Ja viimane asi on siis ongi see tarneahel valmidus ja kodumaiste ettevõtete kaasamine. Me oleme oma tarneahel uuringus avastanud Eestis, meil on ikka väga kõrge kvaliteediga ettevõtted. Meil on ka väga palju ettevõtteid, kes on juba tuumatööstuses tegelikult teinud, on keevitanud, mõõdistanud, filtreid tarninud, mida keegi Eestis ei teagi. Aga kui nagu vaatama hakata, siis on Soome, UK ja seal Hiina projektideski on oldud sees ja väga tublid. Ja tehnoloogia osas on ka jäätmekäitlus loomulikult, see on oluline, et maailmas ei ole peale soomlastel on esimene kasutatud kütuse lõppladestusjaam valmis, aga mitte ühtegi teist maailmas ei ole. Et rootslased on nüüd otsustasid lõpuks, et on ka andnud rohelise tule Forsmarki selle lõppladestusjaama rajamiseks. Aga need on sellised suured kaevandused, lähevad 500 meetrit maa alla ja siis seal bussid sõidavad ja monstrum ehitused nagu ja suurte jaamaparkidega süsteemi jaoks ongi võib-olla mõistlik. Aga meie oleme vaadanud, et siin on paremal on näha lõppladestada kasutatud tuumkütus sellistes süvapuuraukudes. See tehnoloogia, see puurimistehnoloogia on täna õli- ja gaasitööstusest väga teada. Lihtsalt tuumajaamast ei ole siia veel pandud ja me vaatame kuskil 1,5 kildi sügavusele täielikult maakoorde, et nii kaugel biosfäärist kui võimalik, et see on täielikult riskivaba. Keegi peab selle esimesena ära tegema, et me ei saa öelda, et kõik teised on teinud mingit muud lahendust, eriti ei ole, peale soomlaste pole ju keegi mitte midagi teinudki veel, et praegu on ikkagi võimalus valida. Ja tänapäeval on veel see erisus, et kui sa täna hakkad tuumajaama ehitama, siis Euroopas on taksonoomia, see asi nagu roheda või taksonoomia, et kas elektri tootmine on jätkusuutlik või ei ole, nagu
ja keskkonnasõbralik. Tuumaenergeetika sai Euroopa Komisjoni poolt nii-öelda märgi, et ta on jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik. Ja aga see tingimus, et kui seda ehitad, sul peavad olema juba väga selged plaanid, mis sa teed oma jäätmetega ja kasutad tuumkütusega. Enam ei saa nii, et ehitame jaama ja siis 30 aasta pärast mõtleme, et oih, et kütuse lõppladestamine vajab ka raha ja plaane, et siis hakkame kuidagi kiirelt raha korjama ja plaane tegema, et kohe on vaja hakata raha korjama selle jaoks, see sisaldub elektri hinnas ja kohe on vaja hakata plaane tegema selle jaoks, et nad võimalikult kiiresti ilusti oma matmuspaika ära panna. Ja nende maht on võrdlemisi väike Eesti, seesama ka keskradioaktiivsed jäätmetega, neid natuke tekib, aga ütleme nii, et need ei ole väga keeruline nagu probleem olnud tuumatööstusele ja me võime seda teha nii kaasaegselt, kui me tahame. Võib-olla jätan isegi tuumareaktori slaid, ma mõtlesin kõige populaarsem on surveveereaktor maailmas, et tuumajaam on nagu lihtsalt soojuselektrijaam, kus on siis surveanum, kontrollvardad, millega reguleeritakse võimsust kütus, mis on uraankütus, uraanipelletid reaktoris. Surveveereaktoritel on niimoodi, et tal on üks ahel, kus käib vesi ringi. Siin on rõhk nii kõrge, et see vesi on kogu aeg vedelal kujul, ta ei ole aur, aga see kuumus antakse siia üles nagu oleks kuum tenn ühes katlas sees ja siin genereeritakse aur ja see läheb siis turbiini, ajab ringi turbiini, mis ajab ringi generaatorit ja alajaamas siis tehakse elekter. Ja see aur siis turbiinist langeb otse kondensaatorisse, kus on jälle teine jahutustenn nii-öelda sees. Ja seal ta kondenseeritakse ja siis läheb kas see jahutustorn ja vesi aurustub seal, see vesi käib siin ringi, natuke aurustub ära, ehk see osa, mis ära aurustub, tuleb nagu juurde panna. Või teine nagu Põhjamaades on kasutusel, on see, et need kaks sinist joont tegelikult lähevad merre. Merest võetakse külm vesi, mis siis jahutab auru ja pannakse tagasi merre 10 kraadi võimsamana, nii nagu meie piirkonnas. Et Eestis ei pea olema tegelikult isegi need jahutustornid ja need jahutustornid ei ole ainult tuumajaamadel, need tavalistel soojuselektrijamadel ka. Tallinna külje all Irus on selline torn näiteks ja et need jahutuslahendus on mitmeid. Neid me samamoodi loomulikult vaatame. Ja kolmas asi, asukoht oli vaja, tehnoloogiat on vaja ja see on vaja inimesi, kes kogu selles valdkonnas nagu töötavad. Ja jällegi oleme uurinud väga põhjalikult, uurime jätkuvalt ja mitte ainult uurime, vaid ka koolitame. Et võib-olla kõige olulisem on teada, et tuumaenergeetikas ei tööta enamasti inimesed, kes on nagu mina, et tuumaenergeetika, ma ei tea, magistri või veel hullem doktorikraadiga. Enamasti, kui ma tuumajaamades käin, siis on seal, ma küsin enam ma ei küsi ka, et ma tean vastustega, et kui palju teil on kraadiga tuumaenergeetikut tööl, ei tea, et üldse oleks tavaliselt vastus ja üldjuhul ei olegi, doktoriga pole üldiselt mitte kunagi. Magistrikraadiga mõni on võib-olla ära eksinud, aga ka omal soovil, aga vaja neid nagu otseselt ei ole tuumajaamades. Et seal on tuumakraadiga inimesi võib-olla on regulaatoris mõnevõrra rohkem, kes tuumaohutust hindavad, aga see on kokkuvõttes on tippspetsialiste on 5% kogu tööjõust ja 15% on siis lihtsalt tuumaalal väga spetsialistid, kes tunnevad, kuidas tuumajaamad töötavad ja oskavad neid nagu jaamas seal reaktoriga ümber käia. Ja 80% on tegelikult täiesti tavaliselt peavad olema hea kvalifikatsiooniga töötajad. Aga ikka lastakse need vardad versse, mis tehti Rootsis pandi ju. Need läksid nende vardad ja põletati läbi ilma, et seal on vett sees. Küga? Mitte vardad, aga kahjuks ei ole siin pildil. Jah, siin on üks sellel punasel ahel, nagu kuidas öeldakse, paisupaak on meil tavainimeste kodu küttesüsteemist on paisupaak, mis hoiab seda rõhku siin. Ja seda rõhku hoitakse nii, et kummutatakse, tehakse aurust, hoiab rõhku, tõstab rõhku ja siis on seal piirustatakse vett, siis ta langetab rõhku. Ja see küttekeha seal, seda testiti nii, et vett ei olnud sees, et see põled läbi. See on avalik juba. Jaa, muidugi. Ei, juurde oli kohemas. Kas siis neid oli teada, et sinna vaja oli? Ei, teadlane poleks, see võib-olla oligi, võib-olla seal oligi mingi teadlane. Et oleks tavaline töömees, kes teab, kuidas tegema peab, et ei, see on nali naljaks, aga niisuguseid asju tööstusõnnetusi nagu ikka juhtub, et aga täiesti kahetsusväärne, absoluutselt. Mis sa teed? Veedetakse üle, ma arvan, et Eestis, kui me vaatame just seda Ida-Virumaa piirkonda ka, need töötajad, või ma olen rääkinud Rootsis tuumareaktori operaatorite väljakoolitajatega, nad ütlevad, et
eelduslik haridustase on mingi tehniline selline gümnaasium on päris hea ja siis on need, kuidas need ürkeskoola või ametikoolid või need, et sealt tulevad ja need siis jõuavadki, õpivad jaamas ja madalamatel tasemetel ja lõpuks on nad operaatorid, et seal ei ole ülikooli kraadiga nagu eriti midagi pistmist. Kõige väärtuslikumad on need, kes on näiteks gaasi või meie Eesti näitel põlevkivi elektrijaamades töötanud, et sellised, kes tunnevad, mis on rõhk, mis on toru, mis on klapp, et kes konkreetselt tööstust ja nendel on nagu see kuidagi see tunnetussüsteemist on väga hea ja nemad on kõige varemad tuumajaama töötajad tegelikult ka tulevad. Neil tuleb lihtsalt see väike tuuma nüanss külge teha, aga seal ei ole vaja nagu, et sa hakkaksid tegema teadust või mõtlema liiga sügavalt, kuidas see neutron seal sees ringi käib, et seda ei ole sul vaja, sellest ei ole sul kasu. Seda spetsialiteeti on sul vaja võib-olla reaktorite väljatöötajatel, aga kui sa juba, piloot ei tea, kuidas lennukis kõik asjad käivad, aga ta peab oskama seda juhtida protseduuride järgi, täpselt samamoodi kui tuumajaamas. Et ma ütlen, et tuumajaama juhtimine on nagu vormel 1 auto, et see on 2 joone vahel, paned täis gaasiga ja siis ettevaatad, et sa teed midagi, nagu välja läheb, sa kohe spinn peale jaamani. Aga kui see põlevkivijaama opereerimine on nagu Ott Tänak, igas kurvis torud, asjad kukuvad, midagi lekib kuskilt, vahet ei ole, jääb seisma, järgmine paneb edasi. Et see on põlevkivijaama ja kui need mehed teavad, kus on nagu süsteemide piirid ja nendel on ilmselt igav natuke võib-olla tuumajaamas töötada, aga nagu enamus inimestel ma ise teeb nii ei saa öelda. Mul kindlasti oleks, aga nendel inimestel, see ongi hästi oluline, et sa pead sinna leidma inimesed, kellel seal ei oleks igav töötada, arvestades, et nad ei hakka uurima seal, mida iga neutron teeb. Et see on siuke, teised tugevused on olulised kui see, et sa tead. Kas teid inimesed on siis Eestis olemas? Ma arvan, et protsessi inimesi on ikka. Need on. Need on, nagu ma ütlen, nad peavad tundma, mis on torud, rõhud, klapid, kes oskab tavalist soojuselektrijaamaga ümber käia, siis see on natuke õppimist ja tuumaelektrijaama. Tegelikult ei ole vahet, kas sa õpetad selle inimese võtad teise, ütleme söejaama peale, õpetate ümber või õpetate tuumajaama peale. No seda, ma ei tea, me koolitame praegu nii Eestis on meil on tuumaenergia kursusi TalTechis ja Tartu Ülikoolis ja need on kõige popimad kursused. TalTechi inimestele ma küsin, tooge mulle üks kursus, mis on popim kui see tuumakursus. Meil on 60 inimest, esimesel aastal 57, teisel aastal üle 60 õpilase ja nendest enamus isegi lõpetavad, mis ei ole tavaline asi ülikoolis. Ja ma olen küsinud, et tooge mulle kursus, mis on sama edukas. Veel ei ole keegi vastanud. Ma liiga palju ei küsi ka, aga see on tõesti tuumaenergias. Meil on, inimesed on huvitatud gümnaasiumites, me oleme käinud Eestis mingi 60 gümnaasiumis juba. Käime kõigis ära, kes Eestis on, põhikoolid ka. Ja siis, kui see saab tehtud, siis käime teise ringi veel peale ja hoiame nagu seda teadmist, et see inimene ei ole nagu, see on tehtav. Ja siis on näiteks, me oleme uurinud algusest peale, oma tegevuse algusest peale enam-vähem, mis inimesed arvavad siis, et kas te pooldate mitte nagu tuumajaama ehitamist, aga üldse selle variandi kaalumist Eestisse, et väikse tuumajaama kasutamise kaalumist. Ja see vastus on nagu olnud kogu aeg üle 50% ja viimane kord oli isegi 69, et jah ja pigem jah. Ja mis on näha, et viimaste aastatega või viimasel aastal siin on nende, kes ei oska öelda, osakaal on vähenenud ja nende konkreetselt vastu olevate inimeste osakaal on ka oluliselt vähenenud. Et täitsa selge toetus on selle alternatiivi kaalumiseks Eestis olemas. Ja väga huvitav küsimus, mida me viimane kord saime küsida, mul ei ole see eestikeelne ei jõudnud ära vahetada. Et mida siis see Ukraina sõda tegi? Enamus arvasid ju, et Šaporiisest rääkides ja kõik see, et see on ikka hull värk, et mis nüüd siin tuumajaam. Aga näete, enamuses ei mõjutanud, nende arvamust ei mõjutanud, jätkuvalt toetavad, väga palju toetavad, palju rohkem, osad ei oska öelda ja täitsa üllatavad tulemused, aga nii nagu meie Kantar Emor, nende uurimustulemused ütlevad. Et jah, see on mul praegu vist kõik, et ma relvadest rohkem ei rääkinud, kui mainisin ainult. Aga praegu on jah väga kuum teema, et eelmine nädal ma olin vaatasite siin keegi UV-faktorit ja see on huvitav valdkond, mis praegu on väga selline väga kuum teema kahjuks. Et jah, ma ei tea, aitäh ja äkki on mingid küsimusi. Nii siit võime siit ka vaadata.
kas Eesti on siis küllalt suur maa, et niisugust asja arendada? Ma mõtlesin, et Eesti on nii väike maa ja seal on vähe inimesi ja seal on vähe üldsegi nagu töötajaid olemas ja kõik niimoodi. See nagu kostab, Eesti on spetsialistid, et teevad igasuguseid suuri plaane, see oskavad eestlased teha, aga neid läbi viia ei oska keegi. Väga hea, see on kriitika, ma ütleks, me ise ka kasutame. Täpselt teha on vaja, ei ole vaja teha plaane ja meie plaanid on, me teeme loomulikult plaanid peavad olema, sest et vahel meil öeldakse, et kuule, kui teil ei ole 3 aastat ette plaane, siis võib-olla mõni ei võta tõsiselt, kuigi kõik teavad, et kui see 3 aastat ette plaanid teed tänastes oludes, mida need maksavad. Teha on vaja, olulised asjad on vaja ära teha, nagu meil graafikul on suured pildid olemas, väga detailselt ei tasugi minna. On vaja leida asukoht, on vaja leida tehnoloogia, on vaja koolitada inimesed ja teeme ära. Inimesi ei ole vaja, siin graafik näitas. Siin all on näha, kui meil operaatoril 100 inimest reaktori kohta ja 30 võib-olla siin regulaatoris ja ongi kõik, et 130 inimest, praegu on 1000 inimesed põlevkivisektoris ja on meil energiat tootnud. Me saame siin, me räägime sadadest, kellega me saame ikkagi probleemid ära lahendada. Ja neid inimesi leiab. Mu enda füüsikaõpetaja reaalgümnaasiumist ütles, et siis ta lõpetab ta juba võib-olla vanuselt võiks juba mõelda lõpetamisele, aga ta lõpetab siis õpetamise, kui meil saab tuumajaam valmis ja ta tuleb meile kas või koristajaks või valvuriks. Spetsialistid on nõus tulema igasugustele töökohtadele. Ja. Kas Lätis, Leedus ja Poolas ka selliseid plaane peetakse? Poolas peetakse päris tõsiselt, aga Poola on niisugune suur riik ja seal on poliitika on, kuidas öelda, pehmelt nagu omapärane. Seal riik teeb oma projekti suurte jaamadega ja on teisest käest on ka eraettevõtjad, kellega ka meiega koostööd teeme tõusvalt, kes vaatavad umbes samamoodi väiksemate tehnoloogiate poole nagu meie, sest et eraettevõtjad on tavaliselt ettevõtted, kellel on endal energiat vaja hästi palju. Nagu see Olkiluoto 3. Seal tulid mehed, said saunas kokku, panid pea kokku, et meil on kõigil tohutu tarbimine, keegi meie ees seda ei lahenda, paneme pead kokku, paneme rahad kokku, ehitame jaama ja nüüd on nad väga hästi. See, et 10 aastat läks üle eelarve või aja ja 3 korda üle eelarve, ei olnudki väga suur katastroof, mis ta siin 10 aastat nendes moonutatud turutingimustes madala energiahinnaga polekski midagi saanud, aga praegu räägitakse, et see tohutu projekt, ta läheb kindlasti väga kvaliteetselt tööle ja ta kui siuksed hinnad püsivad, see on 6 aastaga tasa teenib. Et loodame, et hinnad ei püsi siuksed ja teenib natuke kauem tasa. Aga ja ütleme Poolas on mõtteid. Leedus on see, et neil on palju teadmist, neil oli tuumajaamad, Euroopa Liiduga liitumise eeltingimused, et nad oma Ignalinnad seisma paneks. Praegu on ka poliitikud öelnud, et seda poleks pidanud tegema, et see on ikka väga halb. Järgmist jaama nad ehitada ei saanud, mida Eesti, Läti, Leedu koos hakkasid tegema. Visa-Kiinase projekt, seal oli jälle eestlased, lätlased ja leedud hakkavad koos midagi tegema. See on nagu anekdoodi algus juba. Et ei lõppenud hästi. Ja lätlastega on meil tegelikult väga head suhted, et me natuke nagu veame neid kaasas, toetame, räägime läbi. Nad on väga hästi kursis meie plaanidega ja võib-olla moel või teisel liituvad ka, et lätlast ka mõtlevad selle peale, aga neil ka seal kuskil puu otsas seda energiat kasvama ei hakka. Et Baltikumis vaadatakse, jah. Aga mis on Vattenfalli huvi selles asjas? Vattenfalli huvi oli see, et neil tegelikult ei olnud endal nagu otseselt plaani varem. Tuumainimestel ilmselt oli, aga korporatsioonil kui sellisel ei olnud nagu väga suurt huvi tuumajaamasid uusi ehitada, et pigem nad siin püüdsid vanu käigus hoida ja sedagi mitte väga edukalt kõiki. Aga nad nägid seda vajadust, eks. Energeetikud nägid seda vajadust. Turu osakonnas ma küsisin kolleegid Vattenfalli, kuule, et aga kui meil tuleviks 40-50% on tuule päikese energeetika osakaal, kuidas me nagu homse päeva, kuidas ma arvutaks seda? Ma täna näen, et see on võimalik, et homne päev töötab. Aga mis ta ütles väga rahulikult, pole midagi, see on blackoutid regulaarselt. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et inimene, kes on 20 aastat näinud neid turge ja ütleb siukse asja, et tuimalt nagu ta isegi ei mõtle selle peale. Et spetsialistid saavad aru, et juhitavat tootmisvõimsust on vaja ja hüdroenergia ei jõua naljalt Lõuna-Rootsi ka,
võrgu ehitamine ei ole lihtsam asi kui jaama ehitamine, see on ka ikka tohutu infrastruktuuri investeering. Ja Vattenfall ise ei saanud tol hetkel, võib-olla nad ei teinud erinevatel põhjustel, aga nad said selle väikese investeeringu teha meisse, läbi mille nad said olla kursis kogu aeg, mis toimub selles maailmas. Meie oleme väike, agiilne, me saame nagu päriselt nagu sisuasju teha, suurema bürokraatia ballastita ja jagada nendega seda teadmist ja koos nendega õppida. See oli esimene uuring nendest inimkompetentside vajadusest, need 3 joont siin, aga sealt detailsem uuring me tegimegi Vattenfalliga, sest nad on käitunud tuumajaamast, neil on palju, nad saavad palju meid õpetada erinevatest asjadest. Ja hea meelega teeme koostööd, jagame kulud 2 ja kõik võidavad. Ja tänu selle tulemusena sel aastal nad ametlikult ütlesid välja, et nad on alustanud väikereaktorite rajamise ja teostatavuse Rootsis. Ja selgelt tänu meile. Tänu meile või tänu sellele, et me seda koostööd alustasime. Et Vattenfallil on suur roll. Sellest Ringhals 4 saab siis, millal see hakkab tööle? See või 2, mis nad ütlesid? Ma kuulsin samal päeval, et mulle keegi helistas, ütles, et ma ei tea, kas see veel oli juba avalik, et siuke asi, et nüüd on paar kuud on nagu, ma ei tea, ma arvan, et minu meelest äkki novembris oli mingi uudis käis, septembris ta läks katki ja oli korraline hooldus, aga ülehooldus. Aga võib-olla jaanuar. No jah, et võib-olla siin on tarnekriisid ja jumal teab, mis seal täpselt nagu rikki läks, et kus sa selle jupi jälle uue saad, et ei ole uue jupist, vaid nad peavad leiutama uued riistavud, et kuidas neid lahti rangutada sealt betooni sees. Okei, isegi sellisemad. No võt, et oli vaja, aga mida teed, juhtub suhte asjad, aga prantslastel on ka praegu, neil on vist 56 reaktorit, millest kas alla poole nagu töötab. Ülejäänud on kõik, kuskil on mingisugused korrosiooniprobleemid ja neid uuritakse, aga nad järjest siin tulevad jaamad tagasi. Et prantslased on läbi aegade olnud siin mitukümmend % üle tootnud ja andnud stabiilset energiat sakslastele ja praegu sakslased on väga vihased, väidavad, et nende probleemid on kõik sellepärast, et Prantsuse tuumajaamad ei tööta. Et nüüd üle aastakümnete prantslased on sunnitud mingi 4-5% importima. Ehk siis probleem ei ole mitte selles, et sakslased peavad prantslasi aitama, vaid probleem on selles, et prantslased kurivaimud ei aita meid praegu oma jaamadega. Et sa oled nii ühelt poolt Venemaa sõltuvuses, teiselt poolt Prantsusmaalt sõltuvuses, ja kõik teised on nüüd süüdi. Tegelikult, et nagu enda otsused oleks jumala õiged tehtud, et 500 miljardit eurot on pandud tuule päikese arendamisse, kus nad nüüd on omadega, mitte kuskil, vaadake see CO2, ma ei hakanud tooma, maasamajat ei lööda, et kus see CO2 jalajälg Saksamaal praegu on, et ma võin näidata ikkagi. Vaatame, mis ta siin oli, jah, aga ta on siin. Vaatame, jah, Saksamaa ilus siin. Aasta keskmine, aga see on toodang. Et kui me vaadake, jah, toodang, nad on seal vahel, et võtad selle, kui võtta see, Eesti on must lammas, aga Poola ja Saksamaa vahel siis on keskmiselt on siis selline energia neid, et see nagu seguneb natuke, kus nad siis impordivad. Et nad tõmbavad siit ka seda, siis siin on toodang Lõuna-Rootsis, muidugi ta on natuke vähem, midagi siin gaasi on. Taani on ka siuke hea näide, kõik räägivad, et bio ja tuul ja igal pool, aga neil on ka 40 midagi % on tuult ja üle selle on väga keeruline minna, ülejäänud pool on millegi põletamine. Biomass oma seal lamba või loomade neid biogaasi ja mida nad teevad, et välja heitest ja kõigest, mida nad põletavad. Ja meie metsa ja meie põletame nende prügi ja kuidas see käib, et meie prügipõletusjaamad on nii võimsad, et meil pole prügi Eestis nii palju, et me toome Euroopa. Ja pelletid metsa peame siis Iirimaale ja Inglismaale ja Taani ja pilt on nagu veits kõver minu meelest. Naljakas lausa, aga mõni inimene arvab, et see on nagu okei. Et Saksamaa, jah. Kuidas Rootsis need seadused on nüüd? Vanasti oli nii, et sa ei tohtinud üldsegi uurida. Kas see on muudetud või kuidagi? See oli niimoodi, et 90 või pärast kuskil seal oli, siin on mitu korda tehtud rahvahääletus või riiklik otsus, et ei tohtinudki uurida. See oli nagu tabu olla, uuriti, ma ei tea, mis nimedega, aga vaikselt uurimust käis, aga 90-ndatel.
2009 äkki oligi natuke enne, kui ma siia õppima tulin septembris õppima, aga veebruaris ma käisin sellel üritusel ja siis ma sattusin Rootsi meediasse või SVT-sse. Ma olin seal üritusel, tuuma mingi koolitus oli ja sel päeval vist veebruarikuus siis otsustati, et Rootsi võib ikkagi oma tuumajaamast, plaan oli isegi sulgeda, et Rootsi võib ikkagi käimas hoida, aga lihtsalt maksimaalne number ei tohi olla üle 10 reaktorit võib olla Rootsis. See oli nagu see seadus ja see on praegu ka veel. Ja see natuke piirab väikereaktorite arengut. Ma tahaks panna Rootsi näiteks 3-4 siia ja mõned veel kuhugi Stockholmi piirkonna nagu võrk on nõrk, et kui kuskil siin võiks olla mõned reaktorid, siis tegelikult sa ei saa. Ma ei mäleta, kas oli isegi need 3 asukohta, kus praegu jaamad on, et need olid 3 asukohta ja 10 reaktorit. See on nagu, aga praegu vist 6 töötab. Aga mina mõtlen, oli see tohtid ju kohti koos, ei tohtid ju uurida teatud asju. Ei tohtid, see oligi see 90-ndatel, kui pandi mingi moratoorium peale, jah. Aga see minu meelest äkkis sellel ajal, kui see KTH-s see tuumaenergeetika magistriprogramm taasloodi 2007, siis seal ajal kuskil see nagu muutus. Jah, et see on täiesti legaalne asi, mida ma olen õppinud. See, et mulle õpetati, on ka legaalne. Aga selle programmiga oli ka huvitav, et eestlastest siin rääkides, et alati on seal jube vähe rootslasi on sellel tuumaenergia magistriprogrammil. Ja üle maailma on inimesi koos, aga üks konstant, et igal aastal on vähemalt üks eestlane seal. No, programmi juhti Anne Vallenius on ka selline, kes räägib eesti keelt ja seal isegi veel teine tuumakeemik. Mikael Jolkonen räägib eesti keelt, mõlemal on Eestis saadud naised ja Eestis õppinud kunagi ja Rootsi tuumal on tugev seos Eestiga. Hetkel on Rootsis on 2 termienergia poole pealt, mida me teeme, me anname stipendiume. Üks on näiteks, mine õppi tuumaenergeetikat või sellega seonduvaid alasid kuskil magistrikraadis üle maailma, 2 inimest maksimaalselt 1000 eurot kuus anname neile terveks õpingute ajaks. Praegu on üks on Šveitsis, üks on Hispaanias, ja 2 on Rootsis. Et oli isegi, mina juhendasin seda bakalaureuse tööd, et selle tüüdrukul, kes praegu on ja see, kes Šveitsi läks eelmine aasta, temal juhendasin ka bakalaureuse tööd. Et need tudengid ma tean. Ja mõlemal aastal on nii olnud, et me teadsime ühte inimest Eestist, et me teame, et on inimene, kes mõtleb selle peale, ilmselt kandideerib meie stipendiumile, aga mis me teisega teeme? Et teine koht on ka, aga meil ei ole nagu silmapiiril kedagi. Ja järsku siis juunikuus tuleb kuskilt täiesti soo august inimene, kes on saanud tuumaenergia programmi sisse ja tema plaanib õppima minna ja kandideerib. Pole kuulnudki inimesest mõlemal aastal niimoodi täiesti kuskilt välja tulnud, võetud vastu, kandideeritud, vastu võetud ja õpivad. Ja usinalt õpivad, et väga põnev on see noortega. Uuritakse see teine tehnoloogia, väiksena tooni konkurente saada. See on see tuumasüntees või termotuumaenergia, nuclear fusion. Sest ütleme need tuumajaamad, millest räägiti, see on 10 aastat planeerimine, tuleb niisugune atoomide kokku jäämine, kui see lõpuks õnnestuks, see oleks üks suur oht. Nagu tavalise tuumaenergia konkurentsivõimele, jah? Teoreetiliselt on ta oht, jah. Aga ma ei ütleks oht, ta tulebki konkurents ja kui see tehnoloogia tööle saab, siis lihtsalt ilmselt ta asendub nagu millegagi ja ma arvan, et tulevikus ongi seal potentsiaali, aga võib olla. Kui sa siin räägid inimestega, kes on selle sama Janne Vallenius, et te tahate teda nagu närvi ajada, siis mainis sõna fusion. Et tema on seda uurinud päris nagu oma doktorantuuri käigus isegi ja kõik minu bakalaureuse töö oli ka selles samas valdkonnas muideks. Seal valdkonnas on, ma ei teagi, kust alustada, et ta on ikka täielikult teadusmaailm. Seal üritatakse saada kõigepealt olukorda, et kus me saame rohkem energiat kätte, kui me sisse paneme. Et Suurbritannias on üks selline reaktor, mis on, ma ei tea, neil on rekordist, nad on suutnud seal vist äkki 10 sekundit saada juba nagu seda reaktsiooni toimima nagu korraga. Ja selleks, et seda toimima saada, sa paned sinna tohutult rohkem energiat sisse, kui sa saad kätte saada. Et nad isegi ei tohi Suurbritannia elektrivõrgust seda elektrit võtta, et oma seadmed tööle panna, vaid neil on selle jaoks enne
eraldi hooratas, mille nad käima ajavad mitme päeva jooksul. Ja siis nad kütavad sealt üle surtsu ja natuke võtavad elektrivõrgust ja siis saavad väikse 10 sekundit näidata, et see protsess on teoreetiliselt võimalik, mis päikesel kogu aeg toimub. Aga seda päikese maa peale toomist tuumarelvades on seda palju edukamalt tehtud. Seal, kus sa ei pea seda kontrollima, kus sa maksimeerid seda bängi. Aga reaktoris see ei ole nii lihtne. See ei ole üldse nii lihtne ja seal on samamoodi, sul on vaja toorainena ikkagi triitiumit, deuteeriumit. Ei ole päris nii, et klaas vett sisse ja elekter tuleb. Ja neutronid on seal tohutult palju, mis aktiveerivad neid pindasid ja sa pead seal plasmat hoidma. Et see on väga nalja pärast ei öelda, et seal on üks konstant, et 15 aasta pärast saab valmis. 80-ndatel öeldi, et 15 aasta pärast on meil esimene jaam valmis. 90-ndatel öeldi, et 15 aasta pärast on jaam valmis. Tundus nagu naljakas. Aga kui praegu minna ja uurida nende plaane, mis on väga tõsised, kivi näoga rahulikult öeldakse sulle, et 15 aasta pärast meil on plaan. See läheb käiku. See ei ole muutunud see 15 aastat. Et teadus tuleb see teha ja seal on palju muid kasulikke asju ilmselt välja tulnud, aga seda energiat veel ei ole välja tulnud. Eks vaatame, kuhu teadus areneb, et miks mitte kunagi, aga praegu veel ei ole sealmaal see asi. Hiinlaste rekord on kuskil 20 sekundi ringi. Jah, täpselt hiinlastel on ka ja ilmselt ükspäev olid just uudis, et ma ei tea, et see on nii positiivne kuidagi, kui see nagu vesinikuenergeetika, ta lahendab kõik maailma probleemid ära, et seni, kuni keegi pole seda tegema hakanud, on ta nii hea. Aga kui seda päriselt võtta üks inimene, hea indikaator on see, et kas sa saad oma projektile raha või ei saa, sellist mõistlikku raha nagu. Ja kui sa ei saa, siis järelikult nagu analüütikud ja spetsialistid hindavad, et sellel ei ole potentsiaali täna veel. Tulevik. Ma ei taha halvasti öelda selles mõttes, et ma ei tea, et võib-olla ma ei taha oma sõnu süüa, aga see on tulevik võib-olla, jah. Ma lähen niimoodi vaikselt küll. Et küsimuste ja arutlustega võib jätkata. Selle kinni. Kohvilaua ääres. Siit ei ole ühtegi chatist tulnud, kõik kuulavad huvi. Kõik huviga kuulavad. Et ma pean ütlema küll Zoomile, et Zoomiga me kahjuks lõpetame, aga väga tore, et te olite meiega ja kuulasite. Et see oli tõesti sisutihe. Väga sisutihe. Et kui küsimused ei saanud kõik vastuseid, siis vähemalt tekkis rohkem küsimusi. Et saab omal käel edasi uurida ja kohvilava taga siin edasi küsida ja arutada. Aitäh, ma lõpetan siis selle recordingu. Suur tänu. Aitäh.